Tere hommikust ja tere tulemast kestlikkuse põhitõdede koolitusele, mis on siis organiseeritud Rohetiigri poolt. Mul on väga hea meel teid siin nii palju näha, registreerunud oli veelgi, nii et ma loodan, et nad ka õige pea veel liituvad. Mul on väga hea meel, et kestlikkuse teema on meil fookuses, mitte ainult siis täna hommikul, vaid üleüldse meil ühiskonnas. Ja ega kestlikkus ei ole ju ainult trend, kestlikkus ongi elamise viis, meie ellujäämise viis. Ja täna meil ongi võimalus korraks uuesti vaadata neid kestlikkuse põhitõdesid. Kahtlemata kestlikkusest on palju räägitud ja on üsna lihtne juba segadusse sattuda. Siin on tekkinud üsna palju 3- ja 4-tähelisi lühendeid. Vaadatakse kestlikkust erinevate nurkade all, kestlikkusest räägitakse kui rohest, keskkonnast, kliimast, aga tegelikkuses, kui me räägime kestlikkusest, siis kõik need erinevate nurkade all räägitavad teemad ikkagi jõuavad kokkuvõttes ühte punkti välja. Kuidas elada siin planeedil Maa planeedi piiride sees, nii et me ei kahjustaks tulevaste generatsioonide võimalusi. Nõndaks, millest me täna räägime? Me räägime siis 5 teemast. Kõigepealt kestlikkus, et mis see üldse on ja miks me üldse peame sellest rääkima. Räägin natuke suuremast pildist, räägin praegusest olukorrast globaalselt ja mida see meile põhjustab. Räägime ka siis, millest on tekkinud üldse need probleemid, millega me praegu silmitsi seisame. Räägime lineaarmajandusest, ringmajandusest ja sellega seotud rohepöördest. Ei saa üle ega ümber ka kestlikkusega seotud terminitest. Vaatame korraks neile ka otsa ja eelkõige vaatame siis, mis on need kõige olulisemad seadused, mis meie elu praegu kestlikkuse aspektist kõige rohkem mõjutavad. Lähme praktiliseks ka, vaatame siis, et mis on need 2 esimest sammu ettevõtte tasandil, millega võiks siis liikuma minna ja mis on need võib-olla 2 tööriista ka üksikisiku tasandil. Vaatame ka siis jäätme hierarhiat ja vaatame siis ka ühte testi, mis on kasulik siis indiviidil ära täita. Ja sinna sekka me räägime ka palju kestlikkusega seotud müütidest. Neid müüte on siin omajagu, võib-olla isegi erinevates seltskondades arutanud kestlikkuse teemadel ja on mitmeid müüte, nii et püüame neid müüte ka siis kogu selle 2 tunni jooksul kummutada ja visata korraks pilk neile ka peale. Meil on täna 2 tundi aega ja 5 teemat ja kui teil on küsimusi, siis olge head, sisestage küsimus chati. Me teeme 2 küsimust ja vastuste vooru ka, et kuskil umbes keskel me korraks vaatame küsimustele otsa ja siis leiame neile vastuseid ja siis päris lõpus on ka võimalik veel küsimusi küsida ja siis vastata. Aga kirjutage oma küsimus chati, nii et siis kaadritagused abilised otsivad need küsimused üles ja siis kuvavad need mulle siia ka ekraanile. Nõndaks, aga ega siin ei ole rohkem miskit, kui lähme teele. Aitäh, et siin olete ja vaatame siis üheskoos kestlikkusele otsa. Kõigepealt defineerime selle kestlikkuse ära. Mis see kestlikkus on? Kestlikkuse osas on väga-väga palju definitsioone ja kestlikkus taabki väga laialt mõista. Minu jaoks on ikkagi endiselt veel kõige parem definitsioon, mis on loodud 1987 Brundtlandi komisjoni poolt, mis on siis maailma keskkonna ja arengukomisjon. Brundtlandi komisjoni nime sai ta siis Norra peaministri järgi, kes seda komisjoni vedas. Ja nemad defineerisid kestlikkuse ja kestliku arengu siis sellisena, et kestlikkus on praeguste põlvkondade vajaduste rahuldamine nii, et see ei kahjusta tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajaduste rahuldamiseks. Tõsi, see on nüüd ligi 50 aastat tagasi sõnastatud kestlikkuse definitsioon ja võib-olla nüüd tänapäeval me peaksime tegelikult siia pisut veel vunki juurde keerama, et me enam ei räägi niivõrd sellest, et me ei tohiks kahjustada tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajaduste rahuldamiseks, vaid et me peaksime ka
taastama nende võimalused oma vajaduste rahuldamiseks ja võib-olla isegi parandama nende võimalusi oma vajaduste rahuldamiseks. Vaatame, milline see olukord siis praegu on, kuidas meil siis on sellega, et kui palju me oleme tulevaste põlvkondade võimalusi kahjustanud. On selline mõiste nagu Earth Overshoot Day, ehk see on siis see päev, kus me oleme ammendanud kõik planeedi ressursid, mida ta on võimeline taas tootma. Nii et alates sellest päevast me hakkame elama võlgu. Eelmisel aastal oli Earth Overshoot Day 1. august 2024 ja alates sellest päevast me hakkasime elama võlgu. Ehk siis hakkasime kasutama neid ressursse tulevaste põlvkondade arvelt. Selle aasta Earth Overshoot Day kuulutatakse välja 5. juunil. See on ülemaailmne keskkonnapäev. Aga küll on juba välja kuulutatud riikide kaupa, mis on Earth Overshoot Day siis erinevatel riikidel, sealhulgas ka Eestis. Nii et te võite juba praegu korraks mõelda ja mõelda oma peas, et mis võiks olla Eestis see Overshoot Day, alates millest me hakkame siis võlgu elama. Elame nii-öelda nagu kiirlaenu põhimõttel. Kiirlaen teatavasti, kui saab kiirlaenu kätte, on päris mõnus, aga selle tagasimaksmine on päris valus. Ja nii on ka keskkonnateemadega. Nii, aga siis kui te juba mõtlesite oma peas välja, mis see kuupäev on, nüüd saate siis kontrollida. Earth Overshoot Day Eestis on 4. märts 2025. Ja sinna on jäänud napilt üle kuu aja ja alates sellest päevast alates siis tegelikult meie eestlased elame juba võlgu. Me kasutame neid ressursse, mida tegelikult me ei peaks kasutama. Ja siis me ei saa ka imestada, kui meie maailm on üsna kreenis. Ja räägime siis ka sellest, et miks siis kestlikkus on oluline, milline on siis praegune olukord maailmas. Maailma rahvaarv on viimase 100 aasta jooksul 4-kordistunud. Ta on väga kiiresti kasvanud ja täna on meid siin planeedil umbes 8,2 miljardit ja ilmselt see number ei jää siia pidama. Ta kindlasti veel suureneb. Keskkonnaprobleemides ei saa ainult süüdistada meie rahvaarvu kasvu. Ilmselgelt on rahvaarv väga tugevalt mõjutanud planeedi vastupanuvõimet, jah, aga teadlased on ka välja arvutanud, et juhul, kui me muudaksime oma tarbimisharjumusi, oma eluviisi, mõtestame üldse lahti, et kuidas me siin planeedil elame, kui me taaskord hakkaksime elama normaalses eluringis, siis sellisel juhul võiks planeedil vabalt elada ka 10–15 miljardit inimest. Aga praegu me oleme siis juba 8 miljardiga suhteliselt suures hädas. Ja kui me vaatame nüüd siis ka mis iganes graafikuid, siis vasemal pool te näete neid graafikud, mis näitavad just erinevaid majandustrende, nii et koos rahvaarvu kasvuga planeedil on ka kõik erinevad tarbimisgraafikud loomulikult püstloodis üles läinud. Ja nüüd, kui me paneme siia kõrvale, kuidas saab siis samal ajal ka planeet hakkama, siis selge see, et need on kõik korrelatsioonis ja ka planeet Maal on kõik graafikud, mis puudutavad siis tema seisundit, on ka negatiivselt üles läinud. Ja kui me nüüd vaatame maa taluvuspiire, siis teadlased on kokku pannud 9 planeedi taluvuspiiri. See on siis 2009. aastal loodud raamistik, kus siis vaadatakse just maa toimimist läbi 9 omavahel seotud taluvuspiiri, mida inimkond ei tohiks ületada, sest kui ta seda ületab, siis see võib oluliselt kahjustada ökosüsteemide funktsionaalsust, ehk siis tegelikult ökosüsteemid hakkavad kokku kukkuma. Ja selle raamistiku mõte on ka see, et me ei vaataks neid keskkonnaprobleeme, kestlikkuse probleeme
üksikult, et me ei vaataks kliimat üksikult, elurikkuse kadu üksikult või veereostuse või õhureostuse teemat üksikult, sest nad on kõik omavahel seotud ja see raamistik siis aitab tuua just neid seoseid ka välja. Ja nagu näete sellel, et siis me peaksime jääma sinna rohelise ringi sisse, aga juba 6-9 taluvuspiirist on juba kaugelt ületatud. Et nüüd natukene võib-olla tuua rohkem elu ka sellesse statistika maailma. Ma toon teile võib-olla ilmekaid fakte, et mida siis see tegelikult tähendab, kui me niimoodi üle planeedi taluvuspiiride elame. Ilmekaid fakte. Me inimkonnana toodame 2,24 miljardit tonni jäätmeid aastas. See on tegelikult 6 aasta tagune number. See number on ilmselt tänaseks juba tõusnud. Kui me paneme seal nüüd juurde veel selle fakti, et umbes hästi rahvli pool planeedi elanikest ei oma tegelikult ligipääsu või oma puudulikku ligipääsu jäätmekäitlussüsteemidele, siis selge on see, et umbes jällegi väga üldistatult umbes pool sellest jäätmekogusest siis kas põletatakse või siis jõuab see loodusesse, näiteks ka läbi jõgede meie ookeanitesse. Väga mitmetes riikides kasutatakse jõgesid just nimelt naturaalse jäätmekäitlussüsteemina, kus valatakse jäätmed jõkke ja sealt nad siis leiavad oma teega ookeanisse. Nii et me ei saa siin midagi imestada, kui umbes kuni 14 miljonit tonni plastikut jõuab iga aasta ookeanitesse ja ÜRO keskkonnaorganisatsiooni UNEP-i hinnangul ka palju tsiteeritud väide on siis see, et kui me midagi ei muuda, siis aastaks 2050 on ookeanis plasti mass ületanud juba kalade massi. 2022. aastal mõõdeti maa atmosfäärist CO2 kontsentratsiooni siis kõrgeim tase viimase 4 miljoni aasta jooksul. Muidugi te võite öelda, et me ei ole 4 miljonit aastat ju seda ka mõõtnud, aga siis teatud siis mõõdikute järgi või teatud kalkulatsioonide järgi oli siis see 2022 siis kõige suuremat CO2 kontsentratsiooniga. Ja CO2 kontsentratsioon teatavasti siis tekitab ka kliima soojenemist, sest see tekitab meile justkui kasvuhooneefekti. Üle 2 miljardi inimese elab piirkondades, kus veepuudus on juba praegu kriitiline, mis tegelikult tähendab, et sajab inimesed liikvele ja see sunnib neid leidma elamisväärsemaid kohti, mis tegelikult tähendab kliimapagulasi ja sinna on ka juba siis ka sisse kirjutatud see, et tekivad konfliktid ressursside üle, tekib väga suur surve teistel riikidel ka pagulaste vastuvõtmise osas. Loodusesse jõuab 4,5 triljonit sigaretikoni. See on ka üks huvitav fakt. Väga paljud inimesed leiavad, et sigaretikoni on bioloogiline jääde, aga tegelikult ta ei ole seda sugugi. Et seal lisaks sellele, et seal on plasti, seal on ka üle 100 erineva toksiini, mis on väga mürgised. Nii et üks pisike sigaretikoni võib ära mürgitada kuni kuupmeeter vett ja 1000 liitrit vett ja kuni kuupmeeter mulda. Nii et keskkonnaaktivistid kutsuvad sigaretikonisid ka keskkonnapommideks, sest need on pisikesed, aga paganama efektiivsed. Kõige selle taustal on jällegi loogiline, et kuni 1 miljon liiki on praegu väljasuremise ohus. Ja need ei ole mitte võib-olla nunnud loomad või putukad või taimed, mille nimegi me ei tea. See, et meil toimub bioloogilise mitmekesisuse kadu, tähendab tegelikult otsest ohtu ka inimkonna ellujäämisele, sest bioloogilisest mitmekesisusest sõltume ka meie. Kui kukuvad kokku ökosüsteemid, siis ka inimkond ei jää ellu, sest me sõltume otseselt nendest ökosüsteemidest. Meie toidulaud, meie riided, meie erinevad tarbimisvahendid, kõik need tegelikult tulevad kokkuvõttes ju keskkonnast loodusest.
no nüüd, kui te mõtlete, et see on kõik kuskil kaugel ja kõik no nii üldine, siis tegelikult ega prügi keskkonnaprobleemid piire ei tunne. Ja need keskkonnaprobleemid puudutavad meid kõike. Me ei saa öelda, et teie seal kuskil kaugel, et teil on see probleem suurem, et teie peaksite tegelema. Me kõik peame sellega tegelema. Jällegi ilmekas näide, siin on väga palju tehtud teste küll sooladega, õllega, veega ja kõikidest nendest testidest on välja tulnud see, et nendes toiduainetes on juba märkimisväärne hulk mikroplasti sees. Nii et ühe testi järgi siis 90% sooladest sisaldas mikroplasti. Ja 2022. aastal siis 2 erinevat teadlast siis tegid ka arvutusi. Ühe järgi siis ta väitis, et me sööme plasti samas mahus, mis on siis 1 krediitkaart nädalas. Nii et piltlikult öeldes me sööme siis 1 krediitkaardi ära iga nädal või siis oleneb, kuidas teil maitse-eelistused on, teise näite järgi siis me sööme ära 50 kilekotti aastas. Ehk siis see tähendab, et me sööme toiduga sisse ja me ka hingame mikroplasti sisse ja jällegi on väga palju uuringuid juba sellest, et kuidas mikroplast inimese organismi mõjutab. Mõjutab meie fertiilsust nii naistel kui meestel ja erinevaid südame-veresoonkonna haiguseid ja ilmselt see päris mõju on veel alles selginemisel. Nii et me kogu seda mõju meie organismile tegelikult ei teagi veel. Võib-olla te nüüd juba jõudsite mõelda, et okei, aga meie eestlased oleme siin ju ikkagi rohelised. Ja meil läheb ju tegelikult päris hästi, et vaat seal Aasias või Aafrikas, vaat seal on palju prügi ja suured probleemid, siis tegelikult vaadates jällegi neid erinevaid uuringud, siis me peame tõdema, et eestimaalased on ikkagi üsna suur rohepesurahvas ise. Kui vaadata Orkla poolt tellitud ja rahvusvahelise uuringufirma Ipsos poolt läbi viidud uuringud 2022 ja 2023, siis nemad uurisid, kuidas suhtuvad Balti ja Põhjamaade inimesed erinevatesse kestlikkuse teemadesse. Ja mis sealt ilmnes? Eestlased võrreldes Põhja- ja Baltimaadega sorteerivad kõige vähem prügi. Nad ostavad harvem kohalikku toitu, mis on väiksema keskkonna jalajäljega. Nad tegelevad kõige vähem toidujäätmete vähendamisega. Nad pööravad kõige vähem tähelepanu toodete keskkonnamõjule, eelkõige siis ilmselt ostavad hinna järgi, aga mitte ei vaata selle järgi, et milline toode on siis väiksem keskkonnamõjuga. Nad eelistavad kõige rohkem plastpakendeid. Nad ei vali selle järgi, et millisele tootel on vähem plasti. Söövad kõige rohkem liha, peaaegu. Leedukad olid ainult need, kes sõid veel pisut rohkem. Liha jällegi on väga suure keskkonna jalajäljega ja öeldakse, et kui sa tahad üldse nagu midagi keskkonna heaks teha, siis on tegelikult kaks suurt asja. Ära sõida lennukiga ja ära söö liha. Ja liha on võib-olla lennukiga sõidad harvemini, aga liha on küll see, millist otsust sa saad teha ju igapäevaselt. Liha on väga suure keskkonna jalajäljega ja häda on selles, et eestlased söövad liha isegi rohkem, kui see tervisele kasulik on. Ja me ei räägi isegi mitte keskkonna kasust. Nii, ja on ka suurimad kliimakriisi eitajad, jällegi väga ümmarguselt, siis umbes 1/3 eestlasi siiamaani ei usu, et meil on kliima soojenemine või et meil on kliimakriis. Miks me ikkagi usume ise, et me oleme väga keskkonnasõbralikud ja rohelised, on ilmselt seetõttu, et meil on ligipääs loodusele, metsale, suurem kui võib-olla teistes riikides. Meil võib-olla kulub ainult veerand tundi selleks, et metsa jõuda, korjata marju. Väga paljudel on suvilad, kus nad peedra peal võib-olla kasvatavad ka oma toiduasju ja teevad sügisel hoidiseid sisse. See kõik tekitab justkui tunde, et me oleme kontaktis loodusega, et me oleme rohelised. Aga tegelikult, kui me nüüd natuke mõtestame seda, siis me ju tegelikult tarbime seda loodust. Kui me vaatame päriselt, et kui kestlike tarbimisharjumustega me oleme, siis on meil tegelikult pikk tee minna.
Nõndaks, aga tuleme siis tagasi korraks jällegi globaalsele tasemele. Kõigele sellele eelnevale tuginedes me siis oleme praegu silmitsi planetaarse kolmikkriisiga. Ja see planetaarne kolmikkriis viitab siis 3 peamisele omavahel seotud probleemile. Need on siis kliimamuutused, reostus ja bioloogilise mitmekesisuse kadu. Neist kõige rohkem on tähelepanu saanud praegu selged kliimamuutused ja sellel on oma põhjus ka. Esiteks see, et kliimamuutuseid ja CO2 emissioone on võib-olla kõige lihtsam mõõta ja neid siis ka omavahel võrreldavaks teha. Kliimamuutuste osas on meil ka väga selge globaalne kokkuvõte Pariisi kokkuleppe näol, mis siis ütleb, et me peaksime oma emissioonid või oma siis globaalse temperatuuri hoidma 1,5 kraadi sees ja mitte seda ületama. Ehk siis jällegi meil on hästi tugev see 1,5 kraadi fookus olemas ja see võimaldab jällegi diskussioone hästi pidada. Samuti võib-olla veel kui 10 aastat tagasi me rääkisime kliimamuutustest, siis oli skeptitsismi märksa rohkem, sest vaatasid aknast välja, tundus, et kõik on ju endine ja normaalne, et me ei tunnetanud neid kliimamuutuseid veel isiklikult. Nüüd see enam nii ei ole. Me näeme selgelt, kuidas on kliima juba tekitanud meile mõjutusi. Me näeme üleujutusi Euroopas, me näeme metsapõlenguid USA-s, me näeme erakordselt palju torme, põuda, üleujutusi, et see on juba meil kõik kohal ja see on ka tekitanud siis selle, et me räägime rohkem kliimamuutustest. Aga samas ei ole see ka halb, sellepärast, et kliima soojenemine kahtlemata intensiivistab ka kõiki muid keskkonnaprobleeme. Nii et mõnes mõttes on ta ka selliseks päästikuks. Aga samas me ei tohi ka ära unustada reostust, nii jäätmeid kui ka toksiliste ainete emissiooni loodusesse ja kahtlemata ka bioloogilise mitmekesisuse kadu, nagu ma juba mainisin, sellest sõltub tegelikult inimkonna ellujäämine. Ja hetkel on meil käsis 6. globaalne väljasuremislaine ja praegune väljasuremislaine või määr on siis hinnanguliselt 100 või isegi 1000 kordi kiirem kui looduslik tase. Looduses alati mingisugune väljasuramismäär on olemas, mingid liigid kaovad, mingid liigid tulevad jälle juurde, aga hetkel on siis väljasuremismäär ikkagi 100 või isegi 1000 kordi kõrgem. Kliima soojenemine, kuidas see mõjutab meid Eestis? Endiselt veel mõned naljahambad viskavad siin nalja, et kliima soojenemine on Eestil ju ainult hea, et me saame äkki nautida siis lõpuks soojemaid suvesid ja võib-olla äkki saame isegi 2 saaki koristada ja arbuuse kasvatada. Kuidas tegelikult see kliima soojenemine Eestile mõju avaldab siis? Kõigepealt lepime kokku, et kliimamuutus on inimtekkeline ja isegi kui ei oleks, siis me peaksime ikkagi tegema nagu kõik selleks, et hoida kliimat siis nendes piirides. Ehk siis temperatuuri tõus üle 2 kraadi, see hakkab mõjutama väga otseselt ökosüsteeme. Meie eluks vajalikud ökosüsteemid hakkavad kaduma ja planeet Maa võib hakata järjest muutuma elamiskõlbmatuks meie jaoks. Kliimamuutused ei ole ühtlased, ehk siis planeet soojeneb erinevalt, ta siis pooluste lähedal soojeneb kiiremini ja mujal soojeneb jällegi vähem. Kliima soojenemine siis ei ole see, et meil läheb kliima ehk siis temperatuur kõrgemaks. See tegelikult tähendab siis seda, et meil tekivad ekstreemsed ilmastikuolud. Tekivad korraga suuremad satemete hulgad, ehk siis korraga sajab rohkem vihma alla, mis tekitab üleujutusi või siis vastavalt teises kohas on jälle erakordselt tugevad põuad. Meil on oluliselt tugevamad ja sagedasemad tormid. Tänu põudadele meil tekib jällegi suuremad ja ulatuslikumad metsatulekahjud. Jällegi teatud metsatulekahjud on looduses normaalsed,
aga jällegi need metsatulekahjud on muutunud suuremaks ja nad on lähenenud märksa rohkem siis inimeste elamispaikadele ja see on probleem, nagu me kõik siis olime siis tunnistajaks ka San Francisco metsatulekahjudele. Ka suurenev kõrbestumine ja suurenev haiguste levik, et need on siis tegelikult need globaalse kliima soojenemise tulemused. Ja vaatame siis kliimamuutuste mõju Eestile, ega meil siin Eestis siis ka palju teistmoodi ei ole. Ka meil tekivad siis ekstreemsed ilmastikuolud, õigemini nad on juba kohal, rohkem torme, rohkem sademeid, rohkem üleujutusi. See esimene pilt kollase majaga on tehtud juba 10 aastat tagasi Haapsalust, võib-olla mäletate ka, oli seal väga suur üleujutus. Kahtlustan, et selliseid pilte võib meil hakata rohkem tulema, kus kinnisvaraportaalides tekib rohkem selliseid kuulutusi, kus müüakse maja, millel on igast suunast merevaade. Nii, põllumajandustoodang väheneb tänu sellele, et on kuumus, on põud, saak ikaldub, üleujutused, saak ikaldub. Ikalduvad seetõttu ka, et sordid ei ole ilmastikukindlad liigsele niiskusele ega kuumusele, ehk siis me peame leidma paremad sordid, tegema aretustööga. Soojad talved tähendavad seda, et tekib rohkem taimehaiguseid ja mis jällegi omakorda tekitab surve rohkem kasutada pestitsiide, mis omakorda jälle tekitab suurema surve loodusele. Tõsi, osade taimede kasvutingimused võivad ka paraneda ja me võime hakata kasvatama ka selliseid taimi, mida me varem ei ole siin kasvatanud. Ja võib-olla tuleb kae, millal me saame isegi 2 saaki Eestis koristada. Aga see kindlasti ei kaalu üles kahju. Meil võib tekkida kesisem ja kallim toidulaud ja tegelikult ta vist ilmselt juba ongi nii, sest kliimamuutused võivad vähendada saagikust mitte ainult Eestis, vaid tegelikult on juba vähendanud saagikust globaalselt, on tekkinud väga palju ikaldusi, saagid on hävinenud, selle tõttu on toiduainete hind tõusnud ja tekib meil ka kesisem valik. Puhta vee puudus võib tekkida üleujutuste tõttu, võib halveneda vee kvaliteet. Läänemere olukord võib veel ka halveneda. Läänemere olukord on juba halb, tegemist on merega, kus on väga aeglane veevahetus ja need probleemid siin kuhjuvad. Temperatuuri tõusuga võivad tekkida vetikad, nende elutegevuse ja lagunemise tagajärjel seotakse hapnikku, mis tegelikult tähendab ka seda, et kalad ja muu elusloodus ei ole võimeline enam elama, eks nad ei saa enam elada. Ja juba praegu on Läänemeres siis kohti, mis on nii-öelda nagu surnud alad, kus ei ole enam elu. Suurem tõenäosus ka haigestuda ja vähem võimalus ujuda, sest mida rohkem on siis toksilisi vetikaid, seda vähem on meil võimalus ka Läänemeres ujuda. Võib tekkida suurem vajadus siis hoonete jahutamise järgi, mis tähendab seda, et meil on vaja rohkem energiat, kõrgemad arved. Meil võivad suureneda terviseprobleemid, tekib rohkem kuumarabandusi, kuumusest põhjustatud haiguste ägenemine ja võivad tekkida ka täiesti uued haigused, mis puudutavad siis seda, et me puutume kokku täiesti uute allergeenidega ja toksiinidega. Ja kokkuvõttes me võime ka olla silmitsi kliimapagulastega ehk väga paljud piirkonnad maailmas muutuvad elamiskõlbmatuks. Nad muutuvad liiga kuumaks, kus puudub ka ligipääs veele, mis tegelikult paneb jällegi rahvad liikuma ja võib juhtuda, et meil tuleb hakata vastu võtma ka kliimapagulasi ja see kokkuvõttes tegelikult ikkagi päädib ka konfliktidega siis ressursside üle. Nõndaks, et need olid siis mõjud Eestile. Loodame, et neid ei tule, aga paratamatult me peame nendega arvestama, sest kliimamuutused on ja need hetkel ainult süvenevad. Miks meil on globaalne kolmikkriis? Meil on tekkinud need globaalsed probleemid seetõttu, et me toimetame lineaarmajanduslikult.
mida see siis tähendab, mida tähendab lineaarmajandus? See viis, kuidas me oleme harjunud asju tootma, tarbima ja siis neist loobuma, on lineaarne. Ehk siis me kõigepealt kaevandame ressursid, toodame tooted, müüme need ära, siis tarbime need ära ja kui me oleme siis neist tüdinenud või me enam neid ei vaja, me viskame need ära. Ja on täiesti selge, et ei ole lõpmatut kohta, kus kogu aeg võtta ja lõpmatut kohta, kuhu siis ära visata need asjad. Selge see, et need ressursid ühel hetkel hakkavad ammenduma ja see koht, kuhu me siis viskame need jäätmed, hakkab ületama mõistlikkuse piire. Alguses lineaarmajandus meid väga hästi toetas, sellepärast, et inimkond ei ole mitte kunagi elanud nii hästi, kui ta praegu elab. Meil on suurepärane elumugavus, meil on igasugused tehnoloogiad, meil on mugav elu, aga see on tulnud teatud hinnaga. See on põhimõtteliselt tulnud, kui piltlikult öeldes, kiirlaenu hinnaga. Ja kui võib-olla alguses me isegi lineaarmajanduslikult elasime ära, kui veel meil oli populatsioon maailmas väiksem, aga tänu sellele, et meil oli odav tooraine, ressursse, me põhimõtteliselt saime kätte kaevandamise hinnaga, meil populatsioon kasvas ja siis andis veel vindi juurde plasti kasutuselevõtt 50-ndatel. Plast siis läks masstootmisse 50-ndatel ja juba 10 aastat hiljem, ainult dekaad hiljem, 60-ndatel juba hakkasid siis levima pildid lindudest, kelle maost siis leiti plasttükke. Ja linnud olid siis surnud seetõttu, et nad olid plasti sisse söönud ja nad lihtsalt nälgisid, sest plast ei seedunud ära nende maos. Nii et plasti kasutuselevõtt, et kõik need 3 asja kokku on tegelikult muutunud lineaarmajanduse nüüd relvaks meie enda vastu. Nii et põhimõtteliselt on lineaarmajandus muutunud massihävitusrelvaks. Et see on tekitanud meie planeedil väga palju suuri probleeme. Ja vähemalt mõnda aega me proovisime siis tegeleda sellega, et mõelda välja, et kuidas me saaksime efektiivsemalt neid jäätmeid uuesti taaskasutada. Ehk siis rõhk oli eelkõige just jäätmete taaskasutuse efektiivistamisele. Kui mäletate, me tegelesime väga palju sorteerimisega ja selle sorteerimise õpetamisega, erinevate tehnoloogiate arendamisega selleks, et üha rohkem siis neid jäätmeid uuesti kasutusele võtta, kas siis samal otstarbel või siis materjalina. Praegusel hetkel endiselt on maailmas ainult 9% jäätmetest võetakse uuesti taaskasutusse. Et see määr on 9% ja kahjuks see trend on pigem allapoole nokaga, mitte ülespoole. Nii et see taaskasutus küll võib-olla paneb paar ringi juurde, aga kokkuvõttes ikkagi me jõuame lõpuks prügikasti, nii et taaskasutus ja jäätmetega tegelemine ei ole lahendus. Nii et me räägime ikkagi ringmajandusest ja ringmajandus, ta kõlab küll majanduslikult ja justkui nagu majandusinimeste teema, aga tegelikult ringmajandus, kui me jällegi mõtestame seda, on tegelikult see viis, kuidas uuesti tagasi minna normaalsesse eluviisi. Kui me vaatame loodust, siis loodus elabki ringmajanduslikul viisil. Kõik, mis seal tekib, kasvab, lõpuks sureb ja saab järgmise elu osaks. Aga inimesed niimoodi ei käitu. Meie inimestena me teeme selliseid tooteid, mis ei mädane, ei idane, aga küll külvavad väga palju surma. Nii et me teeme selliseid tupiktooteid ja irooniliselt me kutsume seda tihtipeale ka veel innovatsiooniks. Nii et me peame leidma jällegi taas selle tee, et kuidas taastada see normaalne elamise viis, nii et me oleme siis eluringis sees. Nii et me ei võta kogu aeg ressursse maa seest, mis lõppkokkuvõttes saavad ühel hetkel otsa ja ei heida kogu aeg jäätmeid ära. Kuidas siis panna need ressursid ringlema nii, nagu loodusesse peaks käima? Nii et meil on suur ülesanne, kuidas lineaarmajandusest siis minna üle ringmajandusse. Ringmajandusel on üks oluline mõiste, mis on välja töötatud Ellen MacArthuri poolt.
2019. aastal, see on ringmajanduse liblikas. Ehk olete seda näinud või kuulnud ka. Ja see siis näitab välja, et kuidas siis tegelikult see ringmajandus meil majanduses peaks siis toimuma. See liblikas võib-olla esmapilgul tundub keeruline, aga selle mõte siis on see, et ülevalt alla meil toimub toodete kõigepealt siis kaevandamine, valmistamine, tarbimine, aga sealt alla ei tohiks enam siis midagi kukkuda. Ehk me ei tohiks minna edasi siis nende jäätmete põletamise või prügilasse ladestamisesse, vaid et kõikides nendes erinevates tasemetes on meil võimalik teha need ringlevad süsteemid. Kui me jõuame tarbimise faasi, siis on seal mitmeid viise, et kui ma näiteks enam ei taha oma toodet kasutada, mul on võimalik see maha müüa, mul on võimalik seda võib-olla välja laenutada. Kui see läheb katki, mul on võimalik seda parandada, kõik tegelikult jällegi uuesti toob need samad asjad ringlusse tagasi. Mul on võimalik ka materjalina need samad asjad jälle ringlusse tagasi tuua. Nii et kõik, mis on see sinine, on nii-öelda sellised materiaalsed asjad, et need ringid ja rohelisega on siis bioloogiline ainering. Eks see siis tähendab, et kõik toit, et kas siin me saame teha neid ringlevaid süsteeme ja juba teeme ka, eks ole. Näiteks toidupank on väga hea näide, et kuidas siis vältida seda, et toiduained meil lähevad hukka, vaid et need toiduained siis leiavad tee puudust kannatavate peredeni. Ja tänu sellele me saame siis vähendada toidu raiskamist. Või siis ka toidujäätmete kompostimine. Eks seal on ka mitmeid erinevaid ringe. Nii et see ringmajanduse liblikas, et kui olete näinud, siis see näitab siis neid ringmajanduse erinevaid ringe, et see ei ole ainult üks ring. Nii et ringmajandus, mis ta siis tegelikult oma olemuselt on? See on see, et me püüame kogu majanduskasvu nii riiklikult ka ettevõtte tasemel lahti sisuda selle esmase toormevajadusest. Et kogu meie tegevus ei sõltu enam sellest, et kas me saame siis ise või siis läbi hankijate kasutada esmast tooret. Ja teisipidi, et vähendada ka siis seda, et meil tekiks seda jäädet. Et me püüame siis kõik need ressursid, mis on juba kasutusele võetud meie enda poolt või teiste ettevõtete poolt globaalselt, et me püüame neid ressursse siis kogu aeg ringluses hoida. Et kui me otsime näiteks enda toorainet oma toodete tootmiseks, et siis me ka vaatame, et mis on juba turul olemas. Et äkki on see sama tooraine hoopis mõne teise firma jääde ja me saame jällegi koostööd teha. Nii et hoida siis need ressursid kogu aeg ringluses. Kõik, mis on juba ringluses, et me siis anname aga seda tuuri juurde ja hoiame selle ratta käima ja selle ratta käimine ei tulene siis esmasest toorainest. Nii, ja ringmajanduse põhimõtted jällegi L.M. MacArthuri järgi on siis see, et disainida toodete elutsüklist välja jääde ja saaste, et me ei tegele ainult selle lõpuosaga, selle jäätmete osaga, sest 80% toote jalajäljest tegelikult määratakse ära juba disainifaasis. Väga palju oleneb sellest, et kas me saame üldse toodet uuesti kas materjalina või samal otstarbel kasutusele võtta sellest, et kuidas on disainitud. Me ju näeme väga palju selliseid pakendeid, mis on nii-öelda multipakendeid, kus on väga palju erinevaid materjali kokku pandud sellisel viisil, et neid enam tegelikult lahutada ei ole võimalik. Ja need ongi siis sellised tupiktooted, mis leiavadki tee lõpuks põletusse või siis ladestusse. Aga me peaksime kõik tooted disainima sellisel viisil, et need on võimalik jälle uuesti ringlusse saata. Ja see on siis mõte, et me lähme tagasi disainifaasi ja mõtleme läbi kogu toote elutsükli ja vaatame igalt poolt, et kus tekib jääde, kuni lõpetades siis juba peale tarbijat, et mis peale tarbijat saab. Ja et kuidas siis vältida seal siis jäätmeks saamist. Nii et hoida tooted ja materjalid võimalikult kaua kasutuses, isegi ideaalselt igavesti kasutuses. Ja oluline põhimõte veel on see, et läbi ringmajanduse meil on kohustus ka taastada looduslikud süsteemid. Loodus on ka ise taastumise võimega, aga me peame võimalikult palju aitama tal taastuda. Koroona ajal me tegelikult ju nägime, et kui kiiresti loodus
on võimeline taastuma, kui anda talle ainult võimalus. Õhupuhtus läks meil ju märksa paremaks koroona ajal. Nii et siis anda läbi ringmajandusele keskkonnale võimalust üldse taastuda. Nii, aga see kõik on ju tore, eks, et lineaarmajandusest lähme ringmajandusse, mõtleme kõik läbi oma ärimudelid, muudame ärimudelid ära ja kõik ongi hästi. Et vaatame siis nõudlikult ettevõtet otsa, et miks te juba ei tee, eks. Rohepööre on tegelikult päris kompleksne teema, et see ei ole väga lihtne. See on süsteemne muutus ja see on väga suuresti koostöö ja siin kõik 3 sektorit peavad tegutsema. Kui ainult üks sektor tegutseb, siis tegelikult sellest ei ole kasu. Kui me vaatame ainult ettevõtete otsa, siis ettevõtted jah, nad peaksid disainima välja jäätmed, tegelema uute ärimudelitega, kus jäätmeid ei teki. Nad peaksid kasvu lahti ühendama esmase toorma vajadusest. Aga kui nüüd praktiliseks minna, siis ettevõtetel on väga palju takistusi siin ees. On takistusi seadusandluse poole pealt, sest praegune seadusandlus on ikka veel väga paljuski kaldu lineaarmajanduse poole. Ja kui hakata ringmajanduse ärimudeleid kasutama, siis paratamatult ettevõtted võivad sattuda siis kehvemasse konkurentsiolukorda. Samuti on puudu ka toetav infrastruktuur, ka raha veel tihtipeale liigub siis mittekestlikesse sektoritesse ja nii edasi. Nii et ka valitsuse poolt on siis oluline, et üha kiiremini siis ka seadusandlus muutub, need erinevad finantsmeetmed tulevad sinna taha, toetav infra tuleb sinna taha selleks, et ettevõtted saaksid üldse muutuda, et nad ei peaks kartma siis konkurentsivõime pärast. Ja ka inimestel on, eks ole, oma roll, sest olen kuulnud just Eesti tootmisettevõtete juhtide käest, et hea meelega töötaks välja keskkonnasõbralikke tooteid, aga inimesed veel ei ole päris valmis neid ostma. Nii et ka inimesed peavad tulema siis ja ostma neid tooteid. Muidugi võime jälle öelda, et aga nad on ju kallimad, eks. Väga tihti on see argument, aga keskkonnasõbralikud tooted on kallimad. Jah, esialgu nad võivadki olla, aga kui me nüüd lähme üleni keskkonnasõbralike toodete peale, siis ühel hetkel jällegi tänu sellele, et nad kõik on sellised, ka hind ju hakkab langema. Samuti kui ka seadusandluse toetab, siis ka ettevõtetel on soodsam toota keskkonnasõbralikke tooteid. Ja loomulikult ega meil ei jäägi muud üle, kui me peame lihtsalt hakkama valima keskkonnasõbralikemaid tooteid, sest ega meil ju pikka pidu ei ole siis nii-öelda nagu mittesõbralike toodetega. Me ei saa neid enam valida. Nii et ka meie inimestena peame välja töötama uued tarbimismustrid ja harjumused. Siin on väga palju erinevaid sotsiaalseid norme, kus me justkui nagu tänu sotsiaalsele normile oleme justkui sunnitud rohkem tarbima. Et siin on väga palju ümbermõtestamist ilma elukvaliteeti kaotamata. Meil on tegelikult võimalik oluliselt vähendada oma tarbimist. Ja inimestel on võimalik hääletada käte ja jalgadega. Me saame valimistel hääletada selliste poliitikute poolt, kes toetavad rohepööret, roheüleminekut praegusel juhul. Need ei pruugi alati olla kõige populaarsemad otsused. Ja jalgadega ka, eks, et me saame siis valida neid ettevõtteid, kellel on kestlikud poliitikad, kestlikud strateegiad olemas, kes nagu selgelt töötavad siis ringmajanduslike mudelite poole. Nii et kõik need erinevad sektorid, nad ei saa ainult üksikult töötada, et me peame kõik koos liikuma. Et ei saa ainult oodata, et inimesed muudavad tarbimise mustreid ja harjumusi, et siis hakkavad ettevõtted ka muutuma ja siis valitsused toetavad seadusandlusega. Me kõik ühiselt peame liikuma. Ja see teebki selle asja võib-olla keerulisemaks, sest asi ei ole ju ainult ringmajanduses, vaid asi on tegelikult kogu selle elu ümbermõtestamises, mis on üldse meie jaoks oluline, mis on üldse meie jaoks väärtuslik. Meie põhiväärtused peavad hakkama muutuma.
nii, aga siin võib-olla teeks nüüd korraks väikse vahe sisse ja vaatame siis kõigepealt seda, et mis teile meelde jäi. Teeme teiega väikse mentimeetri ja siis peale mentimeetrit me vaatame korraks ka küsimustele otsa. Nii et kui teil on juba küsimusi tekkinud, et siis kribage nad praegu chati ja vaatame siis korraks küsimusi ka. Aga teeme ühe siis kiire sellise testi ka, et palju teil siis asju meelde jäi. Lähme Mentisse ja kui te näete nüüd siis oma ekraanidel seda slaidi, siis ma näen juba, et siin juba tulevad vastused. Ehk siis millal on ÖF Overshoot Day Eestis? Kas teil jäi see meelde? Ja ma ilmselt ei pea enam isegi ütlema, et seda aadressi menti.com ja koodi, et olete ilmselt juba sinna kõik sisse saanud, suurepärane. Ja nii, no ülekaalukalt on hetkel ikkagi 4. märts. Ja nii. No suurepärane, väga äge. Ja see on tõsi. ÖF Overshoot Day Eestis on 4. märts, ehk siis see on see päev, kus me hakkame siis üle oma võimete elama ja hakkame nii-öelda siis kiirlaenu menetlema. Me elame siis võlgu oma tulevaste generatsioonide arvelt ja sellega me kahjustame siis tulevaste põlvkondade võimet oma vajadusi rahuldada. Need, kes vastasid 4. august, teil on ka pisut õigus. 4. august oli siis see kuupäev, mis on siis globaalselt ÖF Overshoot Day eelmisel aastal. Sellel aasta ÖF Overshoot Day kuulutatakse välja 5. juunil, et siis me saame teada, mis on siis selle aasta ÖF Overshoot Day globaalselt. Ja nii, aga vaatame siis järgmist küsimust. Nimeta 3 kriisi, mis moodustavad planetaarse kolmikkriisi. Vaatame, kas need jäid teil ka meelde. Mis on need 3 kriisi, mis omavahel on ühendatud ja mis kokku moodustavad planetaarse kolmikkriisi? Need on need 3 suurt kriisi, millega me oleme siis silmitsi hetkel. Nii, esimene juba tuli, kliimakriis ja reostus, kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus ja täiesti õige. Nii, jah, liikide väljasuremine on bioloogilise mitmekesisusega seotud just plast, see läheb reostuse alla, täiesti õige. Rahvastiku kasv, jah, see on nüüd siis see faktor, mis annab kõikidele nendele kriisidele veel oma vungi juurde. Et kui meil oleks väiksem rahvaarv siin planeedil, me võib-olla saaks veel hakkama või vähemalt need kriisid ei oleks nii võimendunud, aga tänu järjest kiiremini kasvavale rahvaarvule, siis need kriisid ka võimenduvad väga kiiresti. Ja no suurepärane. Jäätmed, ressursside vähenemine ja mitmekesisuse vähenemine. Ja. Nii, no teil on väga-väga hästi meeles. Odav tooraine, õige. Ja. Nii, suurepärane. Tundub, et olete kuulanud ka. Väga äge ja aitäh teile selle aktiivse kaasalöömise eest. Suurepärane pilt. Täpselt need siis need kolmikkriisi koostisosad ongi kliimakriis, reostus ja bioloogiline mitmekesisus, mis on siin ka keskel kolmikuna väga ilusti ka välja joonistunud. Nii, aitäh ja lähme siis 3. slaidi juurde. Nüüd on küsimus, et mis kliimamuutuste mõjud sulle isiklikult suurimat mõju avaldavad? Et siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid siin on küsimus, et mis on need kliimamuutuste mõjud, mille pärast sina võib-olla kõige rohkem südant valutad, mis sind ennast võiksid kõige rohkem mõjutada. Nii, ja siin saate valida neid erinevaid. Nii, uued haigustekitajad ja koroona ajal me juba nägime seda, kui suureks ja tõsiseks võivad uued haigused muutuda. Hindade tõus, kasinam toiduvalik, praegu on siis ikkagi terviseprobleemid, väga paljud näevad just terviseprobleeme kõige
suurema murena, et see toob terviseprobleeme kaasa ja hindade tõus ja kasinam toiduvalik, see paratamatult juba tegelikult toimub. Läänemere seisukorra halvenemine ka on siis praegu teisel kohal, 3. Ja Läänemere seisukord ka on ikkagi väga muret tekitav. Ja seal ei ole niivõrd seda nähtavat prügi, kui just nimelt nähtamatut reostust, väga palju reostumist tuleb põllumajandusest. Nii, ja praegu siis Läänemere seisukorra halvenemine on siis esimesel kohal. Tõesti meile kõigile kallis meri ja siin mere ümber ei ole ainult meie, vaid meil siin on päris palju riike ümber Läänemere. Nii et see Läänemere seisukord tegelikult väga palju mõjutab ka meid, meie majandust. Nii et no väga huvitav pilt, nii et siis Läänemeri on siis asi, mis teie arvates kõige suurimat mõju avaldavad: terviseprobleemid, hindade tõus, uued haigustekitajad, üleujutused põuad ja suuremad tormid jäi siis praegu hetkel kõige viimasele kohale, mis tegelikult ei tähenda seda, et ta siis ka kõige vähem tähtsam oleks. Nii, suur tänu! Lähme siis tagasi slaidide juurde ja vaatame siis korraks küsimusi ka, et kas on tekkinud vahepeal küsimusi, enne kui me lähme siis edasi kestlikkusega seotud seadusandluse juurde. Nii, 10 000 aastat tagasi kolisid olevused soodsamasse paika, kui olemasolevas elukohas muutusid tingimused ebasoodsaks. Praeguse asustustiheduse osas tuleb leppida sellega, et osad inimesed saavad pihta. Looduslik valik kehtib ka tsiviliseeritud ühiskonnas. Miks seda üle tähtsustada? Jah, kui me oleme tundetud, siis me võiksime tegelikult öelda, et see on looduslik valik, et mis seal ikka, võitleme siis iseenda eksisteerimise nimel ja põhiline, et ise ellu jääks. Me ÜRO SDG-de järgi, nende juurde me kohe jõuame ka, nende järgi on meil globaalne põhimõte, et mitte kedagi ei jäta maha. Et me oleme võtnud 17 eesmärki ja me kaasame kõiki, mitte keegi ei jää maha. Nii et see on eetiline ja moraalne kohustus, et kõigil on meil siin planeedil maa õigus elule. Ja mitte ainult inimestel, vaid ma mõtlen elu väga-väga laialt. Nii, mis on põhjus, et Eesti ületarbimispäev nii varajane on? Kahtlemata on Eestis, kui me alustame juba põlevkivist, põlevkivi on see, mis viib meid alati kõikides graafikutes väga kõrgele. Aga Eesti on heaoluriik. Te võite vastu vaielda, aga Eesti on heaoluriik. Nii et siin Eestis me elame märksa paremini, me tarbime märksa rohkem kui ütleme keskmine India, Hiina või Mosambiigi elanik. Ja see tõttu ongi Eesti ületarbimispäev on nii kõrge. Ja tänu sellele, et just mõnedes riikides on ületarbimispäev, siis võib-olla seal detsembris ongi siis see globaalne on seal 4. augustil. Või vabandust, 1. augustil. Nii, mida arvata USA uue juhi seisukohtadest rohepöörde teemal, kuidas see mõjutab roheteemadega tegelemist maailmas ja Euroopas? Väga oluline küsimus ja see küsimus on olnud ju väga paljude inimeste huuli siin viimasel ajal ka ja on tekitanud ka väga palju muret. Ilmselgelt on ju väga kahetsusväärne, et USA on taganenud kliimakokkulepetest. Aga see ei tähenda seda, et meie peaksime midagi muutma. Eks me peame ikkagi alustama sellest, mitte alustama, vaid tegelema sellega, mis on meie enda võimuses ja tegelema endast kõik oleneva. Ja kui me vaatame nüüd poliitikat, et väga paljud otsused on tegelikult juba seal maal, et neid on ka võimatu juba tagasi pöörata. Et kui me vaatame ka USA-d, siis osariikide tasemel on üsna palju otsustusõigust ja osariikide tasemel tegeletakse ka väga palju uute rohetehnoloogiatega ja just suund on ikkagi väga kestlikkuse suunas. Nii et kui palju kokkuvõttes nüüd see
mõjutab, ei teagi, et see ei tähenda seda, et USA nüüd totaalselt teeb kannapöörde. Ma arvan, et kõik ei ole veel kadunud ja oluline on see, et me siis ei laseks motivatsiooni siin Euroopas alla. Tõsi, ka Euroopa Liit on pisut kestlikkusaruandlusega tagasi tõmmanud, ehk siis, et meie käärid muu maailmaga ei oleks liiga suured, aga eks me peamegi väga holistiliselt lähenema. Nii, kui suur on bioloogilise mitmekesisuse kadu Eestis ja kas samasugune katastroofi tasemel nagu maailmas tervikuna? Mul ei ole häid andmeid mitmekesisuse kao kohta Eestis, ka Eestis see on, aga seda peaks siis juba täpsemalt uurima, et mul ei ole praegu täpsemaid andmeid selle kohta. Nii, kas lisabürokraatia juurde tekitamine tõesti päästab maailma, ESG aruanne näiteks? See on nüüd, kuidas me küsime, kas on lisabürokraatia või tegelikult on see hoopis abistavad raamistikud? Mulle meeldiks pigem vaadata ESG aruannet kui abistava raamistikuna, sest kui me vaatame neid kestlikkuse teemasid, siis on päris lihtne nendesse kestlikkuse teemadesse ära kaduda. Neid erinevaid raamistikke, kontseptsioone, vaateid on väga palju, ka teaduslikke fakte, mis omavahel on konfliktis, on palju, et kus siis lõpuks nagu leida see tõde ülesse. Nüüd tänu nendele erinevatele raamistikele ja seadustele meil muutub see asi hoomatavaks. Läbi ESG aruande meil on tegelikult selge raamistik olemas, et kuidas me üldse saame ettevõtte tasemel vaadata kestlikkusele otsa. Me ei täida need küsimustikud ära. Alguses ma olen täiesti nõus, tundub see röögatu ja väga keeruline ülesanne, olen selle ise läbi teinud. Aga kui hakata süvenema, siis tegelikult on ta loogiline. Jah, seal on võib-olla liialt palju keerukust veel, aga kui me teeme nüüd selle üheaastasele üheskoos ESG aruande läbi, siis ilmselt järgmised aastad on juba oluliselt lihtsamad. Nii et me peaksime kõiki neid seaduseid, neid bürokraatiat vaatama pigem kui abistavana. Nii, aga võib-olla siin ongi hea minna nüüd tagasi slaidide juurde, vaatame siis korraks neid seadusandlust ka, et mis määrab meie elu kõige rohkem. No alustame siis samast ÜRO kestliku arengu eesmärkidest. Need on siis inglise keeles Sustainable Development Goals ja lühidalt tihtipeale siis UN SDG, nagu neid ka siis nimetatakse. Need on vastu võetud 2015. aastal, need on tegelikult siis järg milleeniumi eesmärkidele. Ja nende eesmärk on tegelikult anda suunised riikidele, ettevõtetele, globaalsetele organisatsioonidele ja ka tegelikult üksikisikutele selleks, et kuidas muutuda siis kestlikumaks ja aidata siis luua parem, õiglasem ja kestlikum maailm kõigile. Ta ei ole juriidiliselt siduv, aga kõik ÜRO liikmesriigid on siis võtnud poliitilise kohustuse neid eesmärke täita ja nad lähtuvad nendest eesmärkidest siis ka oma seadusandlustel ja poliitiliste otsuste tegemisel. Ja samuti siis teevad seda ka kõik globaalsed organisatsioonid ja ka väga paljud siis vabaühendused, kes siis ka jälgivad neid ÜRO globaalseid kestliku arengu eesmärke ja valivad sealt ka siis välja need eesmärgid, mille nimel nemad just nimelt töötavad. Kõik need eesmärgid on omavahel seotud taaskord, nii et ühe eesmärgi nimel töötamine tegelikult aitab jälle ka teisi eesmärke ja vastupidi. Ja kõikide nende eesmärkide all on loomulikult ka veel alameesmärgid, nii et neid siis saate siis ka ise edasi uurida. Nii et ÜRO kestliku arengu eesmärgid, need on siis see kõige suurem katus, globaalne katus, kui me räägime üldse kestlikkusest. Siis väga oluline kokkulepe on ikkagi Pariisi kokkulepe, mida sai siin ka juba mainitud. Pariisi kliimakonverentsil 2015. aastal võeti siis vastu ajalooline otsus, tehti siis 195 riigi osalusel kokkulepe kliima soojenemise pidurdamiseks. Ja selle
kokkuleppe sisu siis oli see, et hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus tuntavalt alla 2 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eesajaga. Et see on siis see kuulus 1,5 kraadi, et hoiame siis temperatuuri tõusu maksimaalselt selle sees. Ja see on võib-olla siis ka põhjus, miks me just sellest kliimast nii palju räägime, kuna siin on nagu hästi selge kokkulepe olemas. Nüüd, kui me tuleme Euroopa tasemele, siis siin on kahtlemata kõige olulisem Euroopa rohekokkulepe või ka Euroopa roheline kokkulepe. Inglise keeles on ta European Green Deal ja see on vastu võetud 2019 ja ta kujutab siis endast põhimõtteliselt sellist suurt raamistikku, strateegiat, tegevuskava, et saavutada Euroopa kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050 ja jällegi sealjuures tagades siis õiglane üleminek. Ja selle Euroopa rohekokkuleppe alla on nüüd tekkinud väga palju erinevaid direktiive. Siin on ainult osa neist, sest kõik need direktiivid ei mahtunud ekraanile ära, aga selle all nüüd on siis erinevates sektorites tulnud väga palju direktiive, mis siis kõik aitavad siis neid nügida kestlikumate mudelite raamistike poole ja lõpuks siis aitavad saavutada kliimaneutraalse Euroopa aastaks 2050. Nii et võib-olla see on ka, miks vahepeal inimesed juba satuvad segadusse, sest korraga on neid direktiivi hakanud tulema nagu väga palju ja on võib-olla kerge ka segadusse sattuda, et milline direktiiv siis nüüd ka mind puudutab. Ja nüüd viimane, mis on võib-olla kõige käega katsutavam ja kus kõik peavad ka juba mingisuguse seisukoha võtma ja tegutsema, on siis CSRD ehk siis Corporate Sustainability Reporting direktiiv ehk see on siis Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiiv, me tunneme seda ka ESG aruandluse nime all. Ja see on siis nüüd siis raamistik, mille järgi me peame esitama kestlikkusandmeid ja neid avalikustama. See kestlikkusaruandlus on kohustuslik avaliku huvi üksustele, kel töötajaid siis üle 500, sealhulgas on siis näiteks pangad või börsiettevõtted, kindlustusfirmad. Börsil noteeritud siis väike ja keskmised ettevõtted Eestis selliseid minu teada ei ole. Ja suurettevõtted, kellel on siis vähemalt 2 tingimust täidetud, et kas nende aasta keskmine töötajate arv on üle 250, aasta tulu üle 50 miljoni või varade maht üle 25 miljoni. Et kui 2 tingimust on täidetud, siis suurettevõtted peavad siis ka juba eelmise aasta kohta avalikustama esmakordselt siis ESG kestlikkusaruande. Kohustuslik on ta siis nendele nimetatud organisatsioonidele, ettevõtetele, aga tegelikult väga kasulik on hakata tegema ESG-d ka vabatahtlikult. Ja sest ühel hetkel muutub ESG niikuinii kõigile kohustuslikuks. Ja ESG, nagu ütlesin, on tegelikult väga hea raamistik selleks, et aru saada, et kus me üldse ettevõttena praegu oleme ja kus on meie olulised mõjukohad, milliseid mõjukohti mis kõige rohkem mõjutame ja ka kuidas siis väline keskkond siis ka meie finantstulemusi mõjutab. Nii et igati soovitan teha see ESG aruanne ära, sellepärast et läbi selle ESG aruande meil on võimalik parandada oma ettevõtte mainet, tõsta brändiväärtust, meil on võimalik ligi pääseda kapitalile, sest väga paljud juba laenud eeldavad ka kestlikkusstrateegiaid. Nii et kui me tegeleme ka juba ESG-ga, siis me säilitame oma ligipääsu siis erinevatele finantsinstrumentidele. Tegelikult, kui me mõtleme ESG-d, siis väga tihti vaadatakse ESG-le otsa kui asjale, mis on kallis ja kulukas ja ebamugav, lisabürokraatia, võtab väga palju raha. Siin on juba kõlanud arvamused, et kui võtta audiitorfirmad, et siis on ikkagi 6-kohaline arv või number, mida sa pead siis maksma selle eest.
tegelikult, kui me vaatame nüüd ESG aruandlusele otsa, siis tegelikult läbi selle ESG harjutuse me leiame ka üles kulude kokkuhoiu. Nii et me tõstame efektiivsust ja hoiame ka kulusid kokku, nii et kokkuvõttes tegelikult võib meie konkurentsivõime oluliselt tõusta. Ka töötajate rahulolu tõuseb, sest üha rohkem valivad ka töötajad, talendid, ettevõtted selle järgi, kuidas tegeleb ettevõtte just kestlikkusteemadega ja loomulikult positiivne mõju ühiskonnale, kogukonnale laiemalt. Nii et siin ka erinevad uuringud näitavad, et organisatsioonid, kes kasutavad ESG raamistikke, on nõuetele vastavamad, nad on vähem riskantsemad ja pikemas perspektiivis ka edukamad. Ja ühe teise uuringu järgi siis 88% investoritest usub, et ettevõtted, kes rakendavad ESG-d, on pikaajaliselt edukamad kui ettevõtted, kes seda ei tee. Nii et ka investorite poolt on tegelikult usk, et ESG on tegelikult normaalne majandamise viis ja eelkõige siis üha rohkem hakatakse vaatama üldse ettevõtted läbi ESG filtri. Nii et päris mitmed ettevõtte juhid on ka öelnud, et neil ka puudub võimalus eksportida juhul, kui neil ei oleks ESG strateegiat, nii et ka ligipääs partneritele, klientidele on tegelikult läbi siis sellise kestlikkuse aruandluse. Nii, aga korraks selle tagasi, et kui me vaatame nüüd ettevõtte tasemel, et mis oleks need 2 esimest sammu üldse, kui me tahaksime nagu muutuda nüüd kestlikumaks, siis ma ütleks, et ikkagi 2 asja. Esiteks mõõta praegune olukord, võttagi see sama ESG raamistik. Neid ESG raamistikke on tegelikult mitmeid, valida endale sobiv välja ja teha see harjutus läbi. Et alguses tundub see keeruline, aga tegelikult ta ei ole nii keeruline, kui võib-olla siin meedias on kostunud. Ta on kahtlemata väga kasulik. Need, kes selle harjutuse on läbi teinud, mõistavad juba märksa rohkem, et millist mõju nad tegelikult oma ettevõttega omavad ja kuhu tegelikult on nagu mõttekas oma tähelepanu pöörata. Meil ei ole mõtet näiteks tegeleda võib-olla oma kontori jäätmete sorteerimisega, kui see tegelikult nagu suurt mõju suures plaanis ei oma, võrreldes sellega, kui palju meil tegelikult tekib keskkonna jalajälge meie enda tootmises. Nii et see on võib-olla kõige triviaalsem näide. Nii, aga kui järgmine samm on siis see, et kui me teame, kus me juba oleme, siis on meil võimalik ka juba planeerida, kuhu me siis edasi lähme. Ja sealt on võimalik minna juba kestliku innovatsiooni. Kestlikus innovatsioonis on tegelikult 2 väga head küsimust. On see, et kas lahendus, mida me nüüd kaalume, kas see vähendab toormaterjalide ammutamist loodusest ja teine küsimus, kas lahendus vähendab jäätmete hulka. Ja siin ma mõtlen jäätmeid väga laialt. Mõtlen jäätmeid siis nii füüsilisel kujul kui ka siis igasuguseid toksilisi aineid, mis mõjutavad loodust. Need on võib-olla 2 head küsimust, et kui me hakkame vaatama üldse, et millisele ärimudelile üle minna. Ja siin ringmajanduslikest mudelitest ma tooks välja 5. Neid mudeleid on muidugi palju ja nad omavahel ka tegelikult kombineerunud. Vahest ongi isegi raske mõne mudeli kohta öelda, et millises sektoris ta täpselt on. Aga mõned mudelid siiski, et millised need ringmajanduslikud mudelid siis on. No kõige esimene ja võib-olla kõige valdavam toode teenusena. See tähendab siis seda, et me ei müü enam toodet, vaid me müüme sellest tootest saadavat kasu või funktsionaalsust. Ehk siis anname sulle kasutada printerid, vaibad, kõrvaklapid, nimeta ainult toode. Ma maksan selle toote kasutamise eest ja kui ma enam seda ei vaja, ma annan tootjale tagasi. Ehk siis toote omandus ei lähe üle tarbijale ja see võimaldab siis seda, et tootja ise on huvitatud sellest, et see toode võimalikult kaua kestaks. Lineaarmajanduses teatavasti oli väga suur teema see, et tehti tooted, mis olid juba disainitud nii, et ta mingi aja pärast lagunevad, sest see tekitab uut käivet juurde. Me peame uue toote ostma. Kui omandiõigus ei lähe üle tarbijale, siis ettevõte on ise huvitatud, et toode kestaks, ehk siis tekivad kauem kestvamad tooted. Ja ka ettevõttel on kuluefektiivse neid tooteid parandada, täiendada ja uuesti siis ka
välja rentida. Ja toodeteenusena on üks võib-olla kõige klassikalisemaid ringmajanduslikke mudeleid, et kogu aeg on seesama toode siis kasutuses. Ja samuti, et me kõik ei vaja seda sama toodet. Kui ühte toodet me kasutame võib-olla ainult üks kord kuus, siis tegelikult võiks juba kaaluda selle toote rentimise peale. See on ka selline rusikareegel. Toote eluea pikendamine, need on siis ka need erinevad võimalused, kuidas siis toote eluea pikendada läbi renoveerimise, parandamise, demonteerimise ja uuesti kokkupanemise ja nii edasi. Kolmas on tooted jäätmetest, ehk siis jällegi, et me ei kasuta mitte esmast toorainet, vaid et me otsime turu pealt, et kus on siis kellelgi ülejäägid, mida mina saan siis kasutada enda toormena ja teha sellest tooteid. Ma kohe näitan näiteid ka. Sulgering, ehk siis, et jällegi, et need tooted siis kogu aeg on ringis, nad ei väljugi sellest ringist ja jagamismajandus ka, et see on siis tegelikult täpselt vastupidi. Et inimestel on väga palju tooteid ja võimalusi käes, et inimesed siis ise pakuvad ka teistele nende toodete kasutamisvõimalust ja see tähendab siis seda, et kõigil ei ole neid asju vaja ka osta. Nii, aga näiteid ka. Toode teenuseks, no siin võib tegelikult väga palju näiteid tuua, aga võib-olla mõned. Bolt on meile kõigile tuttav, e-tõukerattad, me ei osta ise endale e-ratta, vaid et me kasutame Bolti. Hello Traktor on ka üks põllumajandustehnika rent väiketalunikele. Mu enda vend on väiketalunik, siis veel kunagi oli see, et iga talu uues peab olema ju oma traktor, siis tegelikult läbi selle ei pea olema, sest seda ühte traktorit võib-olla kasutada ainult üks kord aastas, siis kui on saagi lõikamise aeg, on väga mõttetu, et seesama traktor su siis seal õue peal ülejäänud 364 päeva siis seisab. Ja see oli siis see koht, kus saavad talunikud siis ise ka anda oma traktoreid siis nii-öelda rendiks. Funrent, biomööbli ja nõuderent, siis on ka igasugused rõivaste rendid. Bioriiete rente me oleme juba ammusest aega näinud, aga juurde on tulnud nüüd igasuguseid muid rente ka, nagu näiteks lasterõivaste rent, et siis sa saad jälle komplekti lasterõivaid vanuses üks aasta ja siis kasutad need ära, kui laps kasvab välja, annad jällegi tagasi, võtad uue komplekti, mis on siis 2 aastasele juba mõeldud. Disainerrõivaste rent ka, et väga sellised huvitavad riided on vahest sellised, et inimesed käivad 1-2 korda, aga rohkem võib-olla ei taha käia, sest on juba käidud. Meie sotsiaalne norm on see, et ühte samade riietega ei kõlba pikalt käia. Ka asi, mis tegelikult vajab ümber mõtestamist. Aga siis meil on võimalik siis neid disainerrõivaid rentida ühekordselt, et me pea neid endale ostma. Isegi teksapükse renditakse ja mis mulle väga kangesti meeldivad, on kapselgarderoobid. Et tihtipeale meie riided ei lähe mitte katki, vaid nad moraalselt vananevad meie jaoks. Et me oleme neist väsinud ja siis nad jäävad meile kappi seisma. Et see on ka võimalus, et ma võtan komplekti riideid, ma kasutan neid 2-4 kuud, olen neist moraalselt vananenud, viin tagasi, võtan järgmise omavahel sobivad riided. Need on siis kapselgarderoobid. Ja meie oma Stella Soomlais, kes rendib ka näiteks nahkkotte juba mitmeid aastaid. Toote eluea pikendamine, ehk siis kõik ühekordsed nõud me asendame korduvkasutatavatega. Ringo, ringkarp, need on juba tuntud tooted siin turul. Ja üks väga suur lemmik SmartSwap, kes leidis sellised ühemiku turul, et ettevõtted, kes vahetavad kontorimööblit välja, siis siiamaani kontorimööbel jõudis tihtipeale kas siis lattu seisma või siis veelgi hullem prügimäele. Siis SmartSwap on siis see platvorm, kus on võimalik kontorimööblile leida siis uusi kasutajaid. Tihtipeale see kontorimööbel on väga kvaliteetne, nii et tal ei ole mitte midagi viga. On tekkinud turule täiesti uued teenused ja ringmajandus seda nõuabki, et siis tekivad ka need teenused, et meil on võimalik riideid parandada, täiendada, ümber disainida. Paranduskelder on hea näide.
ja ka ettevõtted ise pakuvad, näiteks Nudie Jeans pakub tasuta riiete parandust oma 20 poes ja isegi pakub paranduskitte. Minu jaoks oli kunagi väga šokeeriv uuring, mis oli USA-st pärit, õnneks mitte Eestist, vaid USA-st, kus oli see, et number 1 põhjus, miks riideid ära visatakse, on see, et nööp tuli eest ära. Loodame, et see nüüd hakkab kaduma. Voxway, ka Eestis väga suureks kasvanud ettevõte, kes siis kogub kokku kasutatud elektroonikat, parandab, puhastab ja saadab need jällegi taas müüki. Tooted jääkidest. No siin on jällegi väga palju näiteid. Nutriloop, Eesti firma, kes siis kogub kokku restoranide, kontorite biojäätmed ja teeb neist bioväetist. Või siis Nam Mushroom, Portoliga ettevõte, mis kasvatab kasutatud kohvipaksu peale seeni. No see on ainult üks, seal on tegelikult neid ettevõtteid väga palju, kes siis on võtnud kohvipaksu kasutusele ja teinud seenekasvatused. Tõustale, kes pruulib ära visatud leivast õlut. Või siis Better Origin, kes kasutab biojäätmeid putukate kasvatamiseks ja Parkbox, kes on siis Eesti ettevõte, arendab tehnoloogiat putukate automaatseks kasvatamiseks, kasutades serverite jääksoojust. Kui me vaatame just jäätmeid, siis mõtleme tihtipeale jäätmetest kui millestki materiaalsest, aga tegelikult on ka jääksoojus üks väga oluline jääde, mis tekib väga paljudel ettevõtetel, mis meil lihtsalt praegu õhku läheb, aidates kaasa kliima soojenemisele. Aga seda sama jääksoojust on võimalik väga hästi ära kasutada ka siis nendeks ärimudeliteks, kus nimelt on just soojust vaja. Et on siis mõttetu hakata ise seda soojust tekitama. Ja Neular, ka Eesti ettevõte, võib-olla olete märganud Tallinn-Tartu maanteel Mäos on pikk sein, et see on siis valmistatud plastprügist. Nad valmistavad siis suhteliselt sellisest mitte väga puhtast plastprügist ehitusmaterjali, mis tegelikult näeb välja nagu puit. Ja need on sisuliselt peaaegu igavesed terratsilauad ja sealt saabki siis teha terrasse, saab teha aedu ja isegi ka Rootsi hobusetallides kasutatakse siis neid väidetavalt. Nii, veel tooted jääkides kira, jalatsid autorehvidest, dressid taaskasutatud plastist. Ka mul üks väga suur lemmik on siis pakkevahendite tegemine seentest. Seened on absoluutselt taastuv ressurss, ehk siis tekstiilid seentest või pakkevahendid seentest tähendab siis see, et meil on väga palju selliseid tooteid, mis kardavad katkiminekut ja selleks, et siis vältida nende katkiminekut, nad siis ümbritsetakse tihtipeale mingisuguse vahtplastiga. Igatahes seal on väga palju siis sellist asja, mida me pärast lihtsalt viskame ära. Aga seened on siis see, et kasutatakse siis põhimõtteliselt selliseid karpe, kus on antud võimalus seentele kasvada siis täpselt selle kujuliseks, nii et see näiteks antud juhul pildi peal siis see pude sinna sisse ära mahub. Need seened kasvavad selle ruumi täis ja seejärel siis nad kuivatatakse ja suurepärane transpordiviis. Nii, ja kokkuvõttes siis ringmajanduslikud tooted, need peavad olema kauakestvad, nad ei tohi ära laguneda, korduvkasutatavad, parandatavad, renoveeritavad. Kui neid enam ei kasutata, siis nad peavad olema demonteeritavad, nii et nende erinevaid osasid on võimalik uuesti kasutusele võtta ja nad peavad olema ka uuesti ringlusse võetavad uuel eesmärgil või materjalina. Nii et ringmajanduslikke tooteid välja mõeldes me peame siis alati mõtlema kogu selle elutsükli läbi, et kui me enam seda toodet ei kasuta, mis siis sealt edasi saab. Nii, kui me räägime nüüd kestlikkusest, siis kestlikkuse puhul me ei saa üle ega ümber ka rohepesust. Ja kahtlemata on ettevõtteid, kes kogu seda kestlikkuse teema tõusu kasutavad ära ka oma kasupüüdlikel eesmärkidel ja mitte nii väga eetilistel eesmärkidel. Räägime korraks rohepesust ka. Mõiste võttis kasutusele
juba 86. aastal üks keskkonnaaktivist Jay Westerwald, kes ööbis Fidži hotellis ja märkas, et seal küll hotell ütleb, et hoia loodust ja ära viska, kasuta rätikuid korduvalt, aga samas ta nägi, et hotell üldisena tegelikult ei ole kaugeltki mitte kestlik. Et ettevõtte töötajad tulevad tööle autodega, toimub väga palju äraviskamist ja kõik muu hotelli tegutsemine tegelikult ei olnud kestlik. Et sealt siis sai see mõiste alguse, rohepesu. Ja rohepesu on siis tarbijat eksitav turundus, kus organisatsiooni või siis selle tooteid esitatakse keskkonnasõbralikumana, kui nad tegelikkuses on. Rohelisemana, kui nad tegelikkuses on. Ja rohepesu on tegelikult suur probleem ka, sest ühelt poolt inimesed leiavad, et brändid peaksid jätkusuutlikkuse püüdlustes võtma juhi rolli, aga samas täpselt sama palju pelgab, et tegelikult brändid, ettevõtted teevad seda vaid oma kasumi kasvatamiseks, et nad ei ole oma püüdlustes siirad. Ja Euroopa Komisjon, jällegi Euroopa rohelise kokkuleppe raames, 2020. aastal tegi siis uuringu, kus nad vaatasid 150 toodet ja nende poolt esitatud keskkonnaväiteid ja mis selgus, et üle poolte keskkonnaväidetest olid tegelikult eksitavad ja ligi pooled keskkonnaväidetest olid põhjendamatud. Ja sealt siis sai algusega siis initsiatiiv, et meil on vaja ka üha suurema kestlikkuse teema valguses ka reguleerida seda, et kuidas me kestlikkusest üldse räägime. Ja siin on nüüd 2 direktiivi. Üks on siis kõigepealt siis muudeti tarbijate võimestamise direktiivi ja sinna tuli siis ka roheväidete teema sisse ja järgmisena siis roheväidete direktiiv, mis veelgi täpsustab, et mismoodi siis täpselt me peaksime oma roheväiteid põhjendama ja tõendama. Nii, ja mis need siis on tarbijate võimestamise direktiivis, et selle järgi siis on keelatud igasuguste tekstide, piltide, kujutiste kasutamine, mis jätab sellise mulje, et toote või selle müüja mõju keskkonnale on soodne või soodsam kui teistel. Nii et see on mulje jätmine ja sealhulgas me saame seda väga laialt vaadata, et seal on nii etiketid, ärinimed, pakendid, igasugused turundustekstid, mis viitavad siis keskkonnamõjule. Nii et me võime siis kasutada ainult selliseid väiteid, kus suurepärane keskkonnatoime on tõendatud. Me saame seda tõendatud, olgu siis nende ökomärgistega või siis mingisuguste muude õigusaktidega. Ja kui nüüd roheväite direktiiv tuleb juurde, siis seal tuleb keskkonnaväide esiteks põhjendada, täpsustada, mille kohta siis väide käib, esitada ka tõendusmaterjal ja põhjendamine lasta ka siis erapooletul poolel siis ka tõendada. Ja siin veel arutelud käivad, et kuidas see tõendamine siis täpselt käib ja kas seda peavad tegema ka väiksed ja keskmised ettevõtted, kas seda saab teha kuidagi lihtsustatud vormis. Et see arutelu veel käib. Aga selge see, et see roheväidete esitlemine muutub oluliselt täpsemaks, et enam ei saa nende roheväidetega nii-öelda lahmida. Mis nende roheväidete keelatud võtted on? Et käime need ka üle, neid on 8. Esimene on siis igasugused üldised keskkonnaväited, mille suurepärast keskkonnatoimet ei ole tõendatud ja seal on siis igasugused üldised tõendamatud või ebaolulised väited või võrdlemine ka hullemaga, et tema on veel hullem, aga me oleme selle võrra parem. Reklaamida toodet ettevõtted keskkonnasõbralikuna, kui vaid ainult üks osa tootest või ettevõttest on keskkonnasõbralik. Klassika on see, et me näitame, et meil on pakend on keskkonnasõbralik, aga toode ise tegelikult ei ole. Ja selle läbi näitame, et terve toode on keskkonnasõbralik. Toote omaduse esitlemine toodet ettevõtet eristava omadusena, kui tegelikult see on juba seaduses kirjas. Näiteks, et seda toodet ei ole testitud loomade peal, on klassikaline näide. Tarbijale sellise kasu reklaamimine, mis ei seostu toote või ettevõtte omadusega. Sellised absurdsed näiteks nagu gluteenivaba vesi või midagi taolist.
alusetud tulevikku suunatud keskkonnatoimega seotud roheväited, no näiteks lubadus saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus ja kõik. See on pandud hästi kaugele ette, justkui nagu väga palju aega, et siis me saame siin rahulikult toimetada ja et sellised on ka siis keelatud. Ja veel 2 on siis väide, et toode on siis kas siis neutraalse, väikse või positiivse mõjuga, kui see põhineb vaid kasvuhoonegaaside kompenseerimisel. Et see siis tähendab seda offsettimist, et ma teen mingisuguseid neutraliseerivaid tegemusi. No näiteks kas ostan siis CO2 sertifikaate või istutan kuskil puid või lasen kellelgi puid istutada, et sellega ma justkui neutraliseerin seda. Et need on ka siis keelatud, et öelda siis, et minu toode on neutraalne või veelgi positiivse mõjuga. Ja kestlikkusmärgise esitanemise põhine sertifitseerimissüsteemil, et kui ettevõte on ise mingisuguse märgi moodi asja välja töötanud ja pannud selle tootele, siis tegelikult nüüd on see juba keelatud, et me ei saa eksitada tarbijaid, näidates, et justkui nagu see on nagu kellegi poolt justkui ära sertifitseeritud. Et sertifikaate on maailmas juba väga palju, mis puudutavad just kestlikkust. Neid on üle 400, nii et juba see süsteem on väga keeruline, nii et siis ei ole mõtet seda pilti veelgi segasemaks ajada, kui me lubame ka ettevõtetel siis veel oma sertifikaate välja töötada, et siis me ei saa tegelikult enam ühtki märgist usaldada. No mõned näited ka, rohelist kuvandit tekitav disain, no Coca-Colast ei saa kuidagi üle ega ümber, et no see on ehe näide, et kuidas siin on nagu mitu asja, plant bottle, siin on justkui nagu selline ise tehtud rohemärgis, sellised rohelised lehekesed ja et siis 30% on sellest pudeli materjalist siis taimepõhine. Ja läbi selle siis näidatakse, et Coca-Cola on siis rohelisem kui teised. Et see on nagu selgelt nüüd siis kogu selle direktiiviga vastuolus. Seda enam, et kui ka sellised pudelid peaksid siia turule tulema, siis tegelikult nad ei sobi ka meie pandipakendisüsteemi, sest nad tegelikult vähendavad siis kogu selle plasti kvaliteeti, kui sinna tekib siis ka siis Coca-Cola pudelite näol 30% siis mingit taimepõhist plasti. No siin on veel näiteid, igasugused sildid, fotod, sõnad ka, et puhtast Eesti teraviljast, mis on ka selline üldine väide. All on siis see, et 100% taaskasutatud ookeaniplastist, mis tegelikult kui sisse vaadata, siis meile jääb praegu niimoodi lugedes mulje, et nad on selle ookeanist üles korjanud ja sellest teinud pudelit, siis tegelikult nii see ei ole. Et see plast on siis võetud pigem rannikuäärsetest plasti kogumise punktidest sellise väitega, et kui neid sinna ei oleks kokku korjatud, et siis võib-olla nad oleksid sattunud ookeanisse. Et sellised väited on siis ka keelatud. No H&M on ka muidugi väga palju ja väga tihti kõigil hambus, et kus üks toode siis rohepeseb kogu brändi ja sektorit, no näiteks H&M Conscious kollektsioon sai nagu kõvasti kriitikat, sest ta reklaamis seda kui keskkonnasõbralikku valikut. Vaadates sisse, siis tegelikult selgus, et iga toode on 50% ulatuses valmistatud rohkem kestlikemast materjalist. Näiteks siis kas orgaanilisest puuviljast või taastoodetud polüestrist. Ja kvaliteedi tagamise tõttu on taaskasutatud puuvilja vaid kuni 20% materjalidest. Nii et tegelikult see oli nagu ikkagi nagu väga väike osa ja kui sinna veel juurde lisada, siis justkui sellises roheaias tehtud reklaamid ka, mis justkui viitavad nagu väga sellisele looduslähedusele, kasinusele ja kestlikule elamisviisile, siis see läks küll ikkagi väga selgelt rohepesu valdkonda. Igasugused kõlavad lubadused, Coca-Cola World Without Waste. Coca-Cola siis lubades koguda ringlusse võtta iga müüdud pudeli aastaks 2030. Paraku Coca-Cola on endiselt top 1 bränd, mida korjatakse prügikoristusaktsioonidel näiteks. Ja tehakse siis ka
brändide toppe nende prügikoristusaktsioonidel korjatud prügi näol, ehk siis milliseid brände kõige rohkem lootusest leitakse. Ja Coca-Cola on seal trooninud ikkagi juba mitmeid aastaid, et seda esikohta ei ole veel keegi ära löönud. Teine ja kolmas koht pidevalt siis vahetuvad siis Nestle Unileveri vahel, aga üldime, et ikkagi see kolmik on kogu aeg seal ühtselt sees. Ka rohejuust tekitab ikkagi küsitavusi, et siin on ka oma välja töötatud märgis, mis siis selle uue direktiivi järgi ei ole enam lubatud. Rohejuust ka, et kas see rohejuust nüüd siis on rohelisem kui teised juustud. Et siin on ka päris palju selliseid elemente, mis tegelikult tekitavad küsimusi, et kas siin ka ei ole mitte roheväidete direktiivi vastu eksimine. Veel üks näide. Paseo, Indoneesia paberitootja. Tema näiteks lansseeris salvrätikut lastele eesmärgiga teadvustada lastele loomade kaitsmise vajadust. See oli siis toredad salvrätikud, kuhu siis olid peale need samad loomad joonistatud, kes kaitsmist vajasid. Aga siis ettevõte ise raius samas 2 miljonit hektarit metsa maha, mis oli koduks nimelt nendele samadele väljasuremisohus Sumatra elevantidele, tiigritele, orangutangidele. Et see oli ikkagi üks silmakirjalikumaid kampaaniaid, mida mina ka olen näinud. Igasugune offsetting. Shell lubas kliimamuutuste vastu võitlemiseks istutada puid ja vähendada seeläbi süsiniku jalajälge, aga samas ikkagi jätkas fossiilkütuste tootmist ja investeerimist just nimelt nafta ja gaasi tootmisesse, mitte siis puhastesse tehnoloogiatesse. Nii et ka, et justkui tähelepanu kõrvale juhtimine siis oma põhitegevuselt, et ka see on siis rohepesu. Üksikud rohelised projektid, näiteks KLM tegi Be Hero Fly CO2 Zero, mis tähendas siis, et leeda meiega, et see on justkui nagu CO2 vaba ja ka tegelikult offsetides siis neid lende. Et ka selline roheväide on tegelikult eksitav, sest lend ise ei saa kuidagi olla täiesti CO2 vaba. Nii et igasugune puude istutamine, prügi koristamine, plastivabad päevad, turunduskampaania mõne rohelise ettevõtmise toetuseks, mis ei ole teie põhitegevusega seotud, et ilma oma põhitegevust muutmata on siis nad ikkagi väga rohepesumaigulised. Võrdlemine hullemaga Itaalia naftaettevõtte Eni reklaamis biokiisli kütus rohelisemana, kuna põhines palmiõlil ja tema oli ka esimene ettevõte, keda trahviti siis selle pärast 5 miljoni euroga. Nii et see ka tekitas siis väga palju diskussioone Euroopas üldse selle üle, et millist diislit üldse pidada keskkonnasõbralikuks ja mis on üldse biodiisel. No nii, need olid siis need rohepesu näited ja neid rohepesu näiteid muidugi võib veelgi tuua, aga mul on väga hea meel, et see rohepesu ei ole enam nüüd see, mis on jäänud nagu justkui vabaühenduste pärusmaaks, et vabaühendused on need, kes siis valvekoertena jälgivad neid roheväiteid ja toovad ka siis rohepesu välja. Et nüüd on ta jõudnud ka seadusandlusesse ja see jällegi loob suuremat usaldust tehtud roheväite vastu. Sest midagi ei ole teha. Piisab ainult ühest ettevõttest, kes tegeleb rohepesuga, siis kui inimesed tajuvad, et see on rohepesu, et need on eksitavad roheväited, see mõjutab paratamatult kogu majandust. Kõiki teisi ettevõtteid ka, sest usaldus kaob korraga kõikide roheväidete vastu ära. Nii et läbi sellise seadusandluse ma usun, et tekib tagasi jällegi taas siis usaldus nende tehtud väidete vastu. Optimistina ütlen nii. Nii, aga vaatame veel lõpetuseks siis indiviidi 2 head tööriista ka. Jällegi indiviidina meil on võimalik ka väga palju ära teha. Meil on võimalik valida kestlikumaid ettevõtteid, kestlikumaid tooteid. Me valime absoluutselt iga päev läbi iga oma otsuse kestlikumat maailma. Meil on igal hetkel võimalik otsustada, kumba me rohkem tahame, kas kestlikumat maailma või mitte. Mida siin ma soovitan teha? Esimene on see, et kas siin meil oleks hea teada, et kus me isiklikult asume. Ja
Eesti keeles on olemas lifestyle keskkonna jalajälje test, mis on ka Rohetiigri spin. See on siis mitte ainult test, kus te saate testida, et kui suur on teie jalajälg, vaid et siin pakub see test välja ka väga selged ja praktilised tegevused, kuidas sa saaksid oma jalajälge parandada ja aitavad ja hoiavad sind sel teel. Nii et hoiatan teid kohe ette, see testi tulemusena jalajälg võib olla päris suur. No midagi ei ole teha, Eestis need jalajäljed kipuvad olema suured pigem, eriti kui te olete veel lennanud lennukiga või kui te omate veel oma autot või veelgi hullem omate äkki oma maja ka, et siis jalajälg kohe suureneb märgatavalt. Aga oluline ei ole mitte võrrelda ennast teistega, vaid et panna see verstapost paika, et siin ma praegu olen, see on fakt, ja hakata siis järjest minema kestlikuma eluviisi poole. Et selge see, et üleöö ei saa muutuda, aga see kestlik teekond peaks olema ka mõnus. Võtame endale jõukohaseid ülesandeid, me integreerime need tegevused oma ellu niimoodi, et ühel hetkel tundub, et tegelikult teistmoodi enam ei olegi võimalik. Ja siis võtame järgmise tegevuse, mille me hakkame integreerima oma ellu. Nii et see test võtab umbes aega selline, ütleme võib-olla 10, maksimaalselt 15 minutit, pigem isegi 10 minutit. Ta ei ole väga pikk test ja seejärel siis on teil võimalik valida need tegevused välja, mida te siis järgnevate kuude jooksul siis ette võtate. Nii et need on suhteliselt individuaalsed. Me praegu ei hakka seda täitma, see test. Sinna testide saate siis hiljem tagasi pöörduda ja peale seda koolitust ära teha. Nii et see on asi, mida ma soovitan, et siis te vähemalt teate, kus te olete ja kus on siis teie kõige suuremad mõjualad. Ja teine üks väga hea igapäevane võib-olla juhis või tööriist on jäätmehierarhia. Ja jäätmehierarhia on siis see, et kui me nüüd otsustame midagi osta või tarbida, siis need on nüüd siis need tasemed, läbi mille me saame vaadata. Ehk siis üleval on need kõige soositumad valikud ja mida allapoole lähed, seda siis nii-öelda nagu kehvemaks läheb. Välja arvatud siis see kõige viimane, ehk siis komposti. Nii et esimene on siis keeldu. Kui me tahame endale uut asja soetada, siis on tegelikult esimene küsimus, kas ma tahan seda või ma vajan seda. Väga tihti meil on tekkinud mingisugused emotsioonid, et mul on vaja seda asja või ma tahan seda asja, aga tegelikult kas ma päriselt ka vajan seda, et kas minu ellujäämiseks, minu heaoluks üldse see asi vajalik on. Nii et esimene küsimus, kas ma tahan või vajan uut asja. Väga palju on meil tegelikult selliseid oste, mida me saaksime vältida. Nii et kõige esimene asi on keeldu. Ära lihtsalt osta. Ja sa hakkad tundma seda, et mida vähem on sulle asju enda küljes, enda ümber kodus, seda rohkem on sul võimalus hingata. Seda lihtsam on sul hingata. Ühel hetkel sul on kodus nii palju asju, siis on tegelikult kogu see taak on ka on sul kohe nagu tekitab raskustunnet. Nii et keeldu. Keeldu on esimene valik. Teine, kui on nüüd ikkagi seda asja vaja, siis vähenda. Kas sa vajad seda nii palju? Kas saab seda asja asendada korduvkasutatavatega, nii et me ei pea seda kogu aeg ostma? Näiteks kõik ühekordsed asendame korduvkasutatavatega. Kas see asi, mida me ostame, kas see on kauakestev? Kas ma ostan parima kvaliteediga, nii et ma võin kindel olla, et see kestab? Mulle näiteks isiklikult väga meeldivad spordiriided, sest need tõesti kestavad. Nad on loodud kestmiseks. Mul on endiselt spordiriided, mis on 30, võib-olla isegi 40 aastat vanad. Okei, nii vanad võib-olla ei ole. Ja ka selliseid asju, mida ma saan võib-olla mitmeks otstarbeks kasutada, mis ei ole ainult nagu monoasjaks. Ja uuesti, et asi, mida ma kasutan vähem kui kord kuus, siis kaalu seda, et võib-olla sul tasub seda hoopis rentida. Võib-olla sul ei ole vaja seda ise omada. Taas ja korduv kasuta.
korduv kasutamine on siis see, et kus me kasutame seda sama asja korduvalt, täpselt samal funktsioonil, samal otstarbel. Korduv kasutamine, et me saame seda korduv kasutamist suurendada läbi remontimise, parandamise, läbi müümise, annetamise. Taaskasutamine tähendab seda, et me seda sama asja kasutame mingiks muuks otstarbeks, kas või materjalina. Jällegi, et siis kas ma saan seda sama asja siis kas demonteerida ja kasutada neid samu osi siis millekski muuks. Sorteeri, kui ma enam ise ei saa seda ei taaskasutada, korduv kasutada, siis sorteeri vähemalt, et ära pane seda olmejäätmetesse ja see võimaldab siis neid samu asju uuesti materjalina kasutusele võtta. Ja juba alguses, kui osta tooteid, siis pigem soeta monomaterjalidest asju, mida on võimalik uuesti siis materjalidele lahti ei võtta, ehk siis tegelikult me saame anda nendele materjalidele uue elu. Ja viimane on siis komposti. Biojäätmed ei tohiks minna siis olmeprügisse, vaid need peaksid ka minema komposti. Kompostid oleks hea võimalikult oma kodu lähedal, ehk siis ka vältida transpordi jalajälge ja kasutada seda komposti siis oma toataimedel, oma maja ümbruses mullaviljakuse parandamiseks. Nii et mullaviljakus ka väheneb ülemaailmselt, see on sundinud meid kasutama üha rohkem kunstväetisi. Kompostimine on siis see viis, kuidas me jällegi sulgeme selle bioringi, et me viime need samad toitained uuesti mulda tagasi. Ja see on asi, mida on jällegi väga lihtne indiviidi tasemele teha ja jällegi me oleme teinud nagu väga suure sammu jälle kestlikuma eluviisi suunas. Nii, väga lihtne jäätmehierarhia, et see on asi, mida alati siis tarbimisel hoida meeles. Nii et kokkuvõttes on ka individuaalselt, me peaksime vaatama seda mõttemaailma muutust, et me ei vaata enam prügi kui prügi, ehk siis see on midagi, millest me soovime vabaneda, vaid et me vaatame kõiki asju, mis meie kätte tuleb kui ressurssi. Ja kui me räägime ressurssidest, siis meil juba automaatselt tekib juurde konnotatsioon, et see on midagi, millel on ka väärtus. Nii et me ei räägi jäätmekäitlusest, me ei räägi prügikäitlusest, vaid me räägime ressursside ringlusest. Ja te märkate, et kuidas tegelikult see muudab jällegi kogu meie mõttemaailma. Nii et hakkame vaatama kõiki asju, mis meie kätte satub kui ressursse. Ja meie kätes on see, et kas sellest ressursist saab prügi või mitte. Prügiks saab ta siis, kui me viskame selle olmeprügisse, aga meie kohustus on siis see, et me anname selle uued ringid. Nii, aga prügi ei ole alati materiaalne. Meil on tekkinud täiesti uus prügiliik nimega digitaalne prügi. Ja see on ka üks müüt, mis tuleks ka siin kummutada, on see, et igasugune digitaalne on automaatselt roheline. Kahjuks see nii ei ole. Digitaalne prügi on siis kõik võrgust talletatud andmed, mida enam ei kasutata. Ja interneti süsiniku jalajälg oli veel mõned aastad tagasi 4% ülemaailmsest heitkogusest, aga see suureneb väga kiiresti. Ja nüüd AI tulekuga on see ilmselt nagu kohe väga suure vungi juurde saanud. Et kui ta varasemalt oli veel võrdne lennundussektoriga, siis ma arvan, et tänaseks päevaks on ta lennundussektorit kahtlemata kõvasti juba ületanud. Internet toodab igal aastal üle miljardi tonni CO2, aga kui me nüüd paneme sinna juurde, et 90% kõigist andmetest on prügi, siis tegelikult on see, et me toodame läbi oma digiharjumuste igapäevaselt ikkagi väga palju prügi, mis otseselt siis aitab kaasa kliima soojenemisele ja mitte keegi sellest ei võida. Et digitaalsed prügimäed järjest kasvavad ja kogu aeg nõuavad siis ka energiat ja kogu aeg siis tekib seda kliima soojenemist juurde ja mitte mingit kasu sellest ei ole. Nii et see on ka asi, mida me indiviididena saame kõvasti parandada, ehk me vaatame otsa ka oma digitaalsele käitumisele. See on päris keeruline koht, sellepärast et digiprügi on asi, mida me nagu ei märka. Sest meile tundub, et meie asjad on kuskil pilves, kuskil õhus ja nad justkui ei prügistu ju midagit. Aga kõik need andmed on kuskil
serverites, mis omakorda nõuavad energiat, nii jahutusenergiat, käivitamisenergiat. Ka kõik need andmed on kuskilt duubeldatud ja AI tulekuga on nüüd veelgi siis võimendunud need andmemahud mitmesajakordseks. Nii et väga palju räägitakse ju ka uute tuumajaamade ehitamisest selleks, et siis tagada AI funktsioneerimine. Nii et see prügimaht, andmemaht kasvab kolossaalselt ja ka siin on just tegelikult praegu õige aeg siis implementeerida enda jaoks ka need sellised digitaalsed harjumused, alati siis ka enda järelt digitaalselt ära koristada. Võib öelda küll, et AI tulekuga, mis need emailide või vanad emailide või vanade failide või vanade fotode kustutamine ikka aitab, siis ikkagi aitab. Üle poole planeedi elanikkonnast on juba internetis ja kui me kõik seda teeme, siis jällegi ühine panus on jällegi märkimisväärne. Nii et väga oluline on tegelikult ka reguleerida seda, et mida me teeme siis ka digimaailmas. Nõnda, aga vaatame jällegi taas, mis meil meelde jäi. Vaatame korraks Mentimeetrisse ja vastame seal paarile küsimusele, et kui te saate jälle Mentimeetri ette võtta. Ahah, nii. Oi, kui toredad näod siin on. Siin on nüüd tõeline bioloogiline mitmekesisus, ma ütleks. Väga vahva. Nii, tuleb järjest juurde. Nii, aga kas siis lähme esimese, ikka veel tuleb. Nii, suur kaabu tuli ka. Väga äge. Super, nii, aga lähme siis esimese küsimuse juurde. Vaata, mis see siis on. Ahah, nii. Nii, milline on jäätme hierarhia kõige esimene eelistatud valik? Kas sorteeri, taaskasuta, keeldu või korduvkasuta? Vali siis neist üks. Milline on jäätme hierarhia kõige esimene eelistatud valik? Siis sorteeri, taaskasuta, keeldu või korduvkasuta. Nii, tehke oma valik. 4 sekundit, 3, 2, 1. Nii, no loomulikult. Õige on keeldu. See on siis kõige esimene valik jäätme hierarhias. Ärme üldse tarbi. Ja järgmisena on siis juba see, et vähenda ja siis on taaskasuta, korduvkasuta ja siis juba sorteeri. Nii et väga tublid, enamik vastas tõepoolest keeldu. Super. Nii, võtame järgmise. Kui suur osa internetis olevast andmemahust on ilmselt digiprügi? No sellest me just rääkisime, nii et see ilmselt see vastus ei tekita väga palju küsimusi. Ja, see oli tõesti 90%, aga ütlen kohe jällegi juurde, et see on nüüd enne AI aega. Kui palju seda praegu on, ma tegelikult ei kujuta ette ja ilmselt mitte keegi ei kujuta ette. Nii et see on väga kiirelt muutub. Aga tõesti, enne AI-d on siis 90% internetis olevast andmemahust on ilmselt digiprügi. See on siis selline andmemaht, mida me ilmselt ei hakka mitte kunagi kasutama. Nii, ja järgmine. Mis on järgmine tegevus, mille sa ette võtad kestlikkuse nimel? Ja siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid siin ootaks just nimelt teie esimest asja, mida te arvate, et te teeksite kestlikkuse nimel. Suurepärane, keeldun, tuli kohe esimesena. Yes. Ostan vähem, väga hea. Me tõesti tarbime liiga palju. Väga palju on ka erinevad sotsiaalsed normid, mis meid justkui nagu sunnivad rohkem tarbima, aga tegelikult me ei peaks seda tegema. Vähem asju, uskuge mind, toob seda õnnetunnet kohe ka juurde. Jällegi väga palju on uuringuid selle pihta ka. Siin on väga toredaid asju. Lihast loobumine, suurepärane. Koolitan kolleege, väga hea. Mida rohkem need teadmised levivad, seda parem. Kaardistan, väga hea. Just ma loodan, et sa teed siis läbi selle lifestyle testi. Rohkem ühistransporti
ja just tulin Singapurist, vabandust, lendasin sinna ja sealt, aga Singapuris on väga vahva, et seal on pandud piirang, kui palju üldse Singapuris võib olla autosid, nii et seal on autoostuload ja autoostuload saavad otsa, siis rohkem autosid ei ole võimalik osta ja autoostuluba on sul ka 10 aastaks ainult ja seal on tõesti väga hõredalt autosid ja väga normaalne on seal olla. Nii, super, aitäh! Kõige keskel on keeldu, mulle väga meeldib see pilt, tarbin vähem, kaardistan, ostan vähem, taaskasutan, valin säästlikuma sõiduki, vanade asjade parandamine, vähendan tarbimist, mõtestan enda tarbimist, väga oluline, et tegelikult iga kord, kui ma tarbin, ei ole vaja alati ennast ka hurjutada, vaid just nagu mõtestada, mida ma siis praegu teen ja kas siin on tegelikult ikkagi kestlikumaid lahendusi. Söön vähem liha, mõtlen ostud läbi, väga hea, kaalun tarbida või mitte ja nii edasi. Väga-väga hea. Suurepärane. Nii, aitäh teile. Hoian teile pöialt, et need tegevused teil siis ka väga hästi kinnistuvad ja ellu lähevad. Nii, aga siis veel on nüüd küsimuste aeg. Vaatame, kas on tekkinud meil ka küsimusi. Nii, kes kontrollib esitatud roheväidete tõesust? Roheväidete tõesust peavad siis tõendama selleks volitatud inimesed, on nad siis audiitorid või mingisugused muud organisatsioonid. Aga nagu ütlesin, et see kõik alles veel täpsustub, nii et vaadake ka Kliimaministeeriumi lehe peal olevat roheväidete direktiivi, et ka seal Kliimaministeerium hoiab seda lehte ilmselt up to date, nii et sealt saate ka rohkem lugeda selle kohta. Nii, see ongi põhiline tõestus, et mitte ükski suur firma ei soovi enda lihtsalt ja mugavalt saadud kasumit kallima keskkonnasäästlikuma vastu vahetada. See oli siis kommentaar. Ja no tegelikult üha rohkem meid lihtsalt nügitakse sinna kestlikumate valikute poole ja see on jällegi müüt, et kõik kestlik on kallis ja ebamugav, et tegelikult ma loodan, et ma suutsin teile ka tõestada seda, et kestlikkus väga tihti ei tähenda mitte kallist, vaid vastupidi kulude kokkuhoidu, hoopis efektiivsemaid lahendusi, suuremat lojaalsust klientide poolt ja nii edasi, nii et seal tegelikult tekib väga palju positiivset energiat sisse. Nii, digiprügi osas, kas krüptovaluuta saab arvestada digiprügiks elektrienergia raiskajaks? Väga hea küsimus. Bitcoinide puhul on siin ka erinevaid uuringud, kui palju ühe Bitcoini kaevandamine tegelikult tekitab CO2 ja nii edasi. Mis puudutab krüptovaluutat, siis tegelikult minu teada see ei võta väga palju energiat, see krüptovaluuta, see süsteem. Aga ilmselt sõltub ka sellest krüptovaluutast. Nii et see võib-olla ei ole kõige suurem probleem, et pigem ma näen ikkagi eelkõige ohu kohta just nimelt AI-s ja see tekitab väga-väga suure energiavajaduse, nii et me peaksime pigem krüptovaluuta asemel vaatama AI-d ja kuidas me AI-ga nüüd elama hakkame, sest AI ei kao kuskile ja kuidas AI hakkab mõjutama kliimat, meie elu, et see on ju tegelikult alles veel kõik kujunemisel. Nii, nõndaks, aga tundub, et rohkem praegu küsimusi ei ole. Võtame siis uuesti tagasi. Ahah, nii, siiski üks veel on. Olen ka pikalt CO2 offsetimise vastu. Samas näiteks, kui puudub parem tehnoloogia, siis on ikkagi parem, kui tegeletakse offsetimise, kui midagi ei tehta. Või on mõni madalam viis, kus piiratud ressursi tingimustes on suurem mõju. Aitäh selle kommentaari eest. Ma olen tegelikult sinuga täpselt samal arvamusel. Jah, see esimene prioriteet on see, et me peaksime vaatama kõigepealt oma võimuses olevad asjad üle, oma ärimudeli üle. Ja kui meil seal tuleb juba piir ette, siis tegeleme siis seni offsetimisega, kui tehnoloogiad arenevad. Tehnoloogiad tegelikult arenevad praegu väga-väga kiiresti, et tänu kliima soojenemisele, kestlikkuse teemadele, siis tegelikult on praegu antud väga-väga-väga suur vunk juurde just sellele innovatsiooni arengule, nii et seda tehnoloogia areng
praegu ei arene enam mitte aastatega, vaid pigem ütleks juba kuudega, päevadega, tundidega. Ja võib-olla juba homme see tehnoloogia on juba olemas, mis tegelikult võimaldab meil ka oma jalajälge vähendada. Aga seni siis me saame kas või offsetida, see on ka parem kui mitte midagit. Nii, ja Erki, aitäh, et sa siis ka lisasid Kliimaministeeriumi lingi roheväidete direktiivi kohta. Väga hea leht, nii et sealt saate ka väga hea ülevaate kogu selle roheväidete direktiivi ja nende nõuete tõendamiste kohta. Nii, kommentaarina, et krüptovaluuta ja eriti Bitcoini energiatarve on minu teada siiski mastaapne, AI tõenäoliselt oluliselt rohkem, aga siiski, jah, Bitcoini energiatarve on tõesti mastaapne. Küsimus oli just sellest krüptovaluutas, mis on pigem siis nii-öelda nagu programm. Aga jällegi, pole päris selle ala spetsialist, nii et võib-olla jään siin ka igaks juhuks neutraalsele seisukohale. Nii, küsimused said otsa, aga kestlik teekond mitte. Maa meie jalge all põlev, nagu siit slaididki on näha, aga asi ei ole üldsegi mitte lootusetu. Kõik on võimalik parandada. Mina olen oma loomult optimist. Oluline on see, et me kõik teeme oma osa ja teeme kõik, mis on meie võimuses. Ja võtame seda teekonda siiski talupoja mõistusega ja rahulikult astume kindlalt ja selgelt oma teed. Ärme lase ennast ka kõigutada igasugustest erinevatest emotsioonidest ja väidetest. Usume sellesse, et kõik, mida meie usume, et aitab maailma tasakaalule kaasa, aitab hoida meid nendes planeedi talupiirides, kõik need tegevused on head. Ja kõigil meil on roll kestlikuma tuleviku loomises. Nii et aitäh teile, suurepärane, aitäh, et te lõpuni vastu pidasite ja soovin meile kõigile kestlikku tulevikku.